et head seksi ei ole ilma suhtluseta, see on fakt. No muidugi niimoodi, et see küsitluseks ei muutu, aga see võibki olla alguses ebamugav. Ma juba minestan vaikselt. Just. Ma võin öelda oma partnerile, et tead, sa oled maailma kõige seksikam mees. Jubedalt tahaks, ma ei viitsi praegu, ei jaksa. Mida rohkem inimene ennast identifitseerib läbi oma välimuse, seda haavatavam ta on selle ees, kui midagi muutub. Tuntakse, et vananemine just kui võtab mul midagi võib-olla ära, mu keha ei ole enam selline, et ei peagi olema, see on täiesti okei. Kas kirg kaob vanusega? Ei. Inimesed võivad näiteks öelda, et mul on absoluutselt ülimega seksuaalelu ja seksida kord kuus või kord pool aastas, aga see, kui nad selle aja võtavad, on ülivägev kogemus nende jaoks. Aga mida siis teha, kui mõnel naisel on tõesti sattunud kaasaks paras juhmart? Ma väga vabandan. Aga sageli, mida siis mehed nõustamisel ütlevad, on see, et tegelikult ma tahaksin lihtsalt lähedust, aga nad ei ole ka osanud seda niimoodi kommunikeerida. Kuidas siis ikkagi rääkida oma partneriga seksist, sest tihtipeale ollakse pikalt koos, on ju, ja inimesed ei suhtle oma vahel. Oled kuulamas ja vaatamas podcasti Rokkides sajani. Mina olen Britt ja minu kõrval on rõõmus Kaidi. Ja meil on täna väga põnev teema käsil. Ja nagu te juba ilmselt olete kõikidest meie podcasti episoodides, kus sellest on juttu tulnud, te teate, et mina lähen kohe näost punaseks, kui sellel teemal räägitakse, aga samas seks ja seksuaalsus on elu loomulikud osad. Ja tegelikult isegi mina tunnistan, et ma olen nõus sellel teemal tõesti rääkima, sest väga paljud suhted vajavad julgust sellest omavahel rääkida. Ja täna meil on siin mõnus turvaline keskkond, kus me saame tõesti oma ala spetsialistiga arutada seda teemat väärikalt, ausalt, niimoodi, et see annaks teile maksimum tuge ja annaks teile õnneliku toreda suhte. Ja me oleme täna endale külla kutsunud Kristina Pirk-Vellemaa ja tema on antropoloog, seksoloog, seksuaalnõustaja, koolitaja ja seksuaalhariduse ekspert. Kristina on aastaid tegelenud sellega, et aidata inimestele seksuaalsusest vabamalt, teadlikumalt ja ausamalt rääkida. Ta on juhtinud Eesti Seksuaaltervise Liidus koolitustegevusi ja lisaks sellele on ta Ameerikas õppinud seksuaalnõustajaks. Ta on kirjutanud raamatu Seks positiivseks ja alles hiljuti ilmus ka raamat Miks seks, mille ta siis kirjutas koostöös gynekoloog Marie Aabeli ja seksoloog Annika Tammega. Kristina elab Pärnus ja koolitab inimesi üle terve Eesti. Ma mõtlesin, millal see lõpeb. Kas kõik oli õige? Kõik oli väga õige. Ma kuulasin täitsa kohe üllatusega, et vau, milline inimene. Meil on Kristina väga ja meel sind tervitada oma podcasti, sest tõesti see jada, mis Kaidi ette luges, viitab sellele, et sa tõesti oled omala spetsialist ja sinuga võib rääkida kõikidel teemadel, mis puudutab siis kahe inimese vahelist seksuaalset kokkupuudet ja hoolimist. Ja viimasel ajal räägitakse väga palju health spanist, ehk siis meie pikaealisusest, et kuidas ikkagi pikemalt elada. Samuti räägitakse väga palju ka sellest, et kuidas siis nagu tervelt elada. Et sest mis point või mis mõte on elada pikalt, kui sa ju vaevled ja oled valudes, ehk siis, et väga oluline on elada tervelt. Ja sellest on ka väga palju juttu olnud. Aga ühest teemast vaevu paotatakse alles ust ja see on seksspann. Aga sellega mina just lugesin, kuidas teadlased ja meedikud on nüüd üha rohkem hakanud nagu seda uurima. Just, et mida see siis see seksspann ehk siis see seksuaalpikaealisus tegelikult tähendab? See on üks huvitav mõiste selles mõttes, et see ei ole mingi uus asi. Muidugi see, et me kõike nagu spännida püüame, see on ühest küljest siuke väga huvitav ja inimlik soov mõõta või kuidagi nagu mõõdistada mingisuguseid asju elus, aga tegelikult seksspann tähendab sisuliselt seda, et seksuaalsus on inimeseks olemise osa sünnist surmani ja see on alati nii olnud. See ei ole mitte midagi uut. Küll aga on hästi oluline sellest rääkida sellepärast, et seksuaalsust on peetud õigemini mitte võib-olla isegi peetud, aga peegeldatud kui midagi, mis on nagu noorte elu juurde kuuluv. Ja kui me räägime vananemisest, mis on tegelikult
privileeg ja mis on inimlik, mis on tore, kuhu käivad ka, ma ei tea, vaevad kindlasti juurde, et siis vananemisega koos me räägiksime ka sellest, et seksuaalsus ei kao kuhugi. Ja et see ei ole selline keskealisi ja vanemaid inimesi kui seksuaalseid olendeid on ka vaadatud veits nagu, eks. Aga et see ei ole mitte midagi imelikku õigemini, et vananemine ei kaota ära seksuaalsust. See on täiesti normaalne, et me jääme seksuaalseteks olenditeks, aga see seksuaalsus ei pea tähendama ja tegelikult ta ei tähendagi mingit ühte asja, et me peaksime kõik olema hüperseksuaalsed või et mida ma seksoloogina ütlen ja mida vahetevahel inimesed vaatavad niimoodi, sina ütled sellist asja, on see, et seks ei ole maailma kõige olulisem asi. Nagu päriselt ka, ta ei ole maailma kõige olulisem asi, ta ei ole suhte kõige olulisem asi, aga ta võib olla väga oluline. Ja kui ta on mulle oluline, siis kuidas ma saan oma seksuaalsust toetada, hoida, olenemata sellest, kas ma olen 20, 30, 50, 70 või 90. Ütle, kas sellest nii-öelda sekspännist või sellest tervislikust ja tervest seksielust, kas sellest mujal maailmas räägitakse rohkem ja alles Eestis on hakatud viimastel aegadel rääkima või? Räägitakse ikka mujal maailmas rohkem, aga jälle, mis on huvitav, on see, et pikalt on ju räägitud sellest, kuidas mehi toetada, sellepärast, et mis see Viagra muud on. Ja naisteni on jõutud tegelikult, ma ütleks, et palju hiljem, sest et naiste seksuaalsus on üldse olnud midagi väga pikalt, mida ei ole piisavalt uuritud, mida ei ole piisavalt väärtustatud, tähtsustatud, millel on olnud väärtus sellepärast, et mehed on seksuaalsed, eks ju, et ta on olnud justkui kellegi teenistuses kogu aeg. Ja need viimased aastakümned, kui vananemise stigmatiseerimine ei ole mitte kuskile kadunud ja ilutööstus teeb seda endiselt, me teeme seda ühiskonnas endiselt, aga samas siin on tekkinud rohkem mitmekesisust ja kirjusust ja sellist ka ütleme siis niimoodi, et vastuseisu sellele survele. Ja viimaste aastakümnetega ma ütleks, et ka selline naiste vananemine ja naiste seksuaalsuse esile toomine, mõtestamine, see on kuidagi järjest nagu normaliseeritumaks muutunud. Aga samas, mis jällegi ka ma olen antropoloog, mis tähendab seda, et mul on pidevalt sinna, aga vaatame sinna, et asjad ei ole mustvalged, on ka see, et kui miski on üha enam esile toodud ja märgatud, siis selle millegagi seoses hakatakse meile üha enam ka midagi müüma. Ehk siis, kui see on midagi, mida sa näed, et peaks olema, võiks olla, huvitav, mis need asjad on, mis võiks mulle mingisugust, ma ei tea, lisasärtsu tuua või mida iganes, siis seal pidevalt käib kaasas ka selline müük, pakkumine ja sellega võib kaasas käia ja sageli käibki ühelt ka survestamine. Ehk siis jah, naised on seksuaalsed olendid, aga et nüüd me näeme järjest rohkem seda, kuidas nad peaksid olema. Et mis see küsimus oli nüüd? Küsimus oli, aga sa ilusti ka vastasid selles, et kas mujal maailmas räägitakse sellest julgemalt ja rohkem ja Eestis on alles hakatud siis põhimõtteliselt viimane 3 kuud sellest rääkima. Ei, no, kindlasti mitte viimane 3 umbes, aga no ikkagi väga viimastel, ma ei tea, viimasel aastal kahel. No jah, aga Eestis vaata noored on ilmselt avatumad, aga meiealised ja vanemad ongi, meil on see nii-öelda siis nõukaaja taak, et ma loen ühe tsitaadi sinu kodulehelt, kus sagi ütlesidki, et seks ja seksuaalsus on elu loomulikud osad, kuidas me neist mõtleme ja mis tundeid on need mõtted meist tekitavad, on suuresti mõjutatud kultuurist meie ümber, mis on sageli väga piirav. Seksuaalse vabaduse ja rõõmu kogemine algab mõttemustrite muutmisest. Et kui sa vaatad ka enda klientide pealt, keda sul ilmselt aastate jooksul on olnud palju, millised need eestlaste just siis sellise vanema põlvkonna mõttemustrid on? 3 sõna on oleks, peaks ja tuleks. Ehk siis meil on hästi palju selliseid piiravaid arusaamu sellest, milline seks oleks, kui ma ainult seda teist kolmandat, mida tuleks teha, milline ma peaksin olema. Ja ühest küljest on seda hästi hea teada, et mõttemustritega töö tegelikult kannab vilja ja teisest küljest, mida ma näen nii oma klientide seas kui ka sellistes laiemates aruteludes on see, et inimesed vahel ärrituvad selle peale, kui sa ütled, et
aga kust see mõte tuleb, aga vaatame sinna sisse, sest et kui mul on mingisugune painav ja see ärritus on inimlik, sest et kui mul on mingisugune painav probleem, mis mulle tundub nagu jube suur, ma tahaksin 1, 2, 3 lahendust, võib-olla mingit rohtu, mina ei ole kliiniline seksoloog ja ma ei ole meedik, siis diagnoosimisega ja rohtudega ma ei tegele, et ma tegelengi hästi palju just nende uskumustesse vaatamise, abistamise ja toetamisega. Aga mis põhjusega inimesed tulevad su juurde, mõtlen just vanemaid? Sageli ihaga seotud küsimused, ehk siis millalgi tahtsin rohkem seksida, nüüd enam väga ei taha, milles asi on. Ja seal on ka hästi lihtsustatud uskumused, et asi on milleski väga, ma ei tea, 1 või 2 asjas, et kui ma saaksin seda ainult kuidagi nagu lihtsalt muuta, et siis nagu kõik saab korda. Orgasmiga seotud küsimused, mehed pöörduvad erektsiooniga seotud ja ka ihaga seotud küsimustega. Ja mis on küll nooremad mehed rohkem. Et keskealised mehed enamasti tulevad koos oma partneriga, nooremad 30-ndates, 20-ndates mehed, nemad pöörduvad sageli ise. Ja kui naiste puhul see iha muutus ja iha vähenemine on kuidagi ütleme siis niimoodi, et ühest küljest jah, seda nähakse kui midagi, mis käib nagu naise eluga kaasas. Ma tahaks öelda, et see on normaliseeritud, aga tegelikult ei ole. Tegelikult on see patologiseeritud, ehk siis sul peab olema midagi viga, see on mingisugune haigus või asi või ma ei tea, tee midagi oma peas korda, eks ju. Siis meeste puhul just see iha muutumise teema on hästi varjatud ja stigmatiseeritud, sest meil on stereotüüp, et mees tahab alati ja mees on alati valmis ja kui mees kogeb, et okei, mul päris nii ei ole, siis see ei mahu just kui ma teen hästi palju jutumärke mehelikkuse raamidesse ja kui ma räägin mehelikkusest, naiselikkusest, siis ma teen siia väga palju jutumärke, sest see ei ole mingi asi, mis on, see on mingi asi, mida me oleme konstrueerinud, eks ju, oma peas. Et jah, tullakse iha küsimustega, nii mehed kui naised, tullakse orgasmi küsimustega. Sa ütlesid 20-ndates, vot täpselt see stereotüüp, et 20-ndates mees peaks ju olema nagu kogu aeg valmis, on ju. Nii me usume, aga seksuaalsus, nii nagu öeldud, on elu osa, ta on inimeseks olemise osa, ta on elu ilma elukogemuse osa ja kõik see, mis puudutab ülejäänud elu, ta puudutab ka seksuaalsust, et me kipume niimoodi mõtlema, et siin on see minu, ma ei tea, köögielu ja tööelu ja ma ei tea, sotsiaalne elu ja siis kusagil kapi taga on see seksuaalne elu, mis justkui ei oleks üldse mõjutatud kõikidest muudest asjadest. On küll, kui sa oled väsinud kogu muust elust, oled sa väsinud ka seksuaalelus? Mina küsiks siia kohe vahele, et on jõudnud viimasel ajal ka minu ja Kaidi kõrvu siin läbi erinevate külaliste, et tänapäeva noortel on täiesti probleem, et kuna see digiajastu stimuleerib ajus justkui seda rahulduse nii-öelda funktsiooni siis, et noortel ei ole enam üldse soovi ega vajadust suhteid luua selliselt nagu siis ennem digiajastut, ütleme siis niimoodi, või ennem nutiajastut või internetiajastut, et kui palju see paika peab? Ei pea. Selles mõttes, et kindlasti digimaailm mõjutab meid, aga see ikka päris nii mustvalge ei ole, et meie olime nii, noored on naa ja meil on uuringutega, ma olen selline teadusnohik või seksoloogianohik, meil on hästi raske panna lihtsalt sõrme peale, et nii, siin on nüüd see digimaailm, see on teinud meil seda, see kõik tuleb ainult sellest, sest et enamasti on mõjutajaid ikkagi erinevaid. Ja eks siin on Covidi aeg ja kõik muud asjad olnud, mis on mõjutanud sotsiaalset suhtlust niikuinii ja me ei saa öelda seda, et näiteks sotsiaalmeedia ei mõjutaks ja väga suur mõju on algoritmidel, mis on täitsa omaette teema, eks ju, mitte see, et noored suhtlevad ja ka täiskasvanud suhtlevad. Ja küpsemas eas inimesed suhtlevad läbi sotsiaalmeedia, vaid suurem probleem tegelikult on see, mida meile ette söödetakse, milliseid kehapilte meile ette söödetakse, milliseid nii-öelda suhtemudeleid meile ette söödetakse, kuidas idealiseeritakse suhteid, et me justkui suhetes ei olegi ekslikud ja haavatavad inimesed, vaid me oleme justkui mingid ideaalid, et aga see mõjutab nii täiskasvanud kui noori, muidugi noori selles mõttes rohkem, et nad on vastuvõtlikumad, aga sellele ma küll alla ei kirjuta, et noored ei loo enam suhteid. Aga kas sa võiksid siis
tõmmata võib-olla paralleeli või kas sa arvad, et näiteks kui juba 20-sed ja 30-sed tulevad, et kas seal võibki olla siis see, et nendel on nii vale kuvand sellest kaaslasest ja sellest siis suhtest tänu just nendele samadele algoritmidele, et ta ei suudagi panna päris elu ja seda kuvandit kokku ja sealt tekib probleem või ei ole sellest? Seda mina ei saa kinnitada. 20-ndates, 30-ndates inimesed, kes tulevad, nad on tegelikult väga teadlikud. Ja meil on neilt, mina olen 47, ma arvan, et meie põlvkonnal on nendelt väga palju õppida. Nagu näiteks suhtlust, valmisolekut suhelda või tegelikult lähme mitu sammu tagasi, tunnistada üldse seda, et mul oleks seda vaja. Et kui me mõtleme seda, või me kipume mõtlema, et inimesed tulevad mingi jube suurte probleemidega alati seksuaalnõustaja juurde, aga nad tulevad teinekord ka küsimustega, mis ei ole veel suureks paisunud või nad tahavad oma partneriga osata paremini suhelda. Ja see on see natukene selline nukker koht, mida ma näen keskealiste puhul, kus on nagu suurem lõhe meeste ja naiste vahel. See valmisolek suhelda, valmisolek küsida, valmisolek päriselt nagu vaadata, millised need minu mõttemustrid on, mis võivad takistada, mitte see, et ma tahan, et sul oleks hea, miks sa orgasmi ei koge, palun mine nõustama, et ma saaksin sul olla võimalikult hea partner, aga seal on nagu see ja seda sageli ütlevad mehed naistele, aga et seal võiks tulla kahekesi koos, et ma saaksin nagu natukene vaadata, millised need sinu uskumused on, miks sa arvad, et selleks, et olla oma partnerile hea partner, peab su partner kindlasti orgasmi kogema, et kas see on nauding tema jaoks või nauding sinu jaoks, millest me praegu räägime. Et sellised nii-öelda arutelud noorema põlvkonnaga on natukene ütleme niimoodi, et paindlikumad, avatumad. Kohe jätkame Kristinaga, aga me tahame vahepeal öelda suur tänu oma väga ägedale koostööpartnerile Ecoshile. Ja selleks episoodiks me oleme siis valinud mõned tooted, mis siis toetavad naise ja mehe tervist, kui me räägime siis seksuaalsusest. Hyaluroonsünergia on üks selline eriline kapsel, mis aitab niisutada organismi. Nii nagu hyaluroonhappe on hästi paljudes kosmeetikatoodetes, on see ka siin kapslises peidus ja kui me seda sisse võtame, siis ta aitab tõsta meie nahaniiskust, limaskesktade niiskust. Pean aga siinkohal ütlema, et see on vastunäidustatud kõikide vähkide puhul, nii et kui on tegemist vähiga, siis seda kindlasti võtta ei tohi. Teine, mis väga hästi naisi toetab, on ekobiootik, mis on siis soolestikule väga vajalik ja see aitab siis tasakaalustada kõiki menstruaalsükli häireid, aitab tasakaalustada menopausi või perimenopausi sümptomeid, nii et samamoodi toetab väga mikrobiomi, mikrofloorat meie soolestikus ja toetab üleüldist heaolu tunnet. Ja Ecoshil on spetsiaalselt meestele välja töötatud 2 erinevat toidulisandit. Üks on mehevägi, mis toetab energiat ja vastupidavust ja teine on testoboost, mis toetab siis meeste võimekust ja viljakust. Ja Ecoshi e-poes on kõik täishinnaga toidulisandid sinule koodiga 100-20% soodsamad. Nii et aitäh Ecosh ja me jätkame Kristinaga. Aga kas ikkagi vanemad, kas nende jaoks on seks ikkagi endiselt mingi tabu või mingi asi, mida peab tegema pimedas ja teki alla? Paljude jaoks kindlasti on, aga see on ka muutumas ja mis on nagu hästi tore, on just nimelt keskealisi naisi kohata, kes vaatamata sellele, et tuntakse, et vananemine justkui võtab mul midagi võib-olla ära, mu keha ei ole enam selline, ta ei peagi olema, see on täiesti okei. Ikkagi nagu tõdevad seda, et aga tegelikult on vananemine nagu lahe ka, sellepärast, et ma olen enesekindlam, ma ei tunne nii palju, kuigi siin on vastuolu, eks ju, et ühest küljest on see, et ma ei tunne nii palju, et ma pean oma keha kellelegi või kellegi jaoks kuidagi presenteerima, aga samas on jällegi see lein teatud jutumärkides kaotuse pärast, sest mu keha ei ole enam presentaabel nii-öelda, et inimene on nagu ülihuvitav olend, imeline ja imelik korraga, et siin on tohutult palju vastuolusid. Eks ma pean olema ka ettevaatlik, kui ma mingeid võrdluseid teen selle pärast, et ma ju paigutan ise ennast ka siia. Mina kui 47-aastane naine hästi
palju või kõigepealt kipun hüppama nendesse kogemustesse, mis mul endal on olnud. Ja minu kogemus ei ole kõigi teiste kogemus ja see on töös seksuaalsusega hästi oluline minu jaoks ka selline eetiline küsimus, et mille pealt sa järeldusi teed, et kui sa ütled, et mul töötas niimoodi, et ma panin need punased tutiga sussid jalga ja siis ma panin negližee selga ja siis nagu hops, kõik läks jumala heaks. Sul töötas väga tore, aga see ei ole lahendus kõikidele, see ei peagi olema lahendus kõikidele, eks ju. 45+ naised, sa ütled, et nad kaotavad, eks ju, selle nii-öelda selle 20-aastase keha, mis on loogiline, eks ju, vananedes me ju, eks ju, kaotame selle. Aga kas sa näed seda, et need naised, kes endast hoolitsevad, ma ei tea, käivad trennis, toituvad hästi, kreemitavad ennast, hoolitsevad enda eest, et kas nendel on nagu lihtsam ennast siis ka paigutada sinna seksuaalsuhtesse või leida uut kaaslast, kui nendel, kes võib-olla on lasknud ennast käest? Ei ütle. Ei ole vahet või? Tõepoolest. Esiteks, mis see käest laskmine on? Ütleme siis nii, enda jaoks, selles mõttes, et kui naine tunneb ennast ebamugavalt, ta vaatab peeglisse, ütleb, et oi, et ma olen kas liiga korpulentne enda maitse, et naine ei ole ise endaga rahul, mitte keegi teine. See on huvitav selles mõttes, et mida rohkem, ja seda näitab teadus, mida rohkem inimene ennast identifitseerib läbi oma välimuse, seda haavatavam ta on selle ees, kui midagi muutub. Ehk siis inimene, kelle jaoks on näiteks treening selleks, et ma tunneks ennast hästi, mida ma ka näiteks noortele räägin õpetajana, on see, et väga hea, liikumine on ülioluline. Me oleme inimestena loodud liikuma, meie keha on loodud liikuma. Aga ta on oluline selleks, et sa tunneksid ennast hästi. Mitte selleks, et sa kaaluksid 50 kilo. 50 kilo kaaluda on täiega okei. Okei ei ole see, kui ma tunnen, et mul on surve mingisugust numbrit saavutada, vaid et me liigutame selle pärast, et meil oleks, ma ei tea, liigesed tugevad, lihased tugevad, et meil oleks vaimne tervis hea, et ma 30-ndates, 40-ndates teen trenni mitte selle pärast, milline esteetika sellega kaasneb. See ei ole iseenesest vale, aga kui see on kõige baas ja kõige alus, siis muutused on möödapääsmatud. Ja kui ma ei lase sellest lahti, et ma muutun, siis ühelt maalt, ja kui öeldakse, et aga ma tahan väga, et mu seesmine vanus oleks kooskõlas mu välimise vanusega, et ma tunnengi ennast 25-sena, siis kui realistlik see on näiteks 60-sena? See on realistlik võib-olla siis, kui ma olen 30-ndates, 40-ndates, aga see hakkab järjest kaugemale libisema. Ühesõnaga, et need asjad ei ole üks ühele seotud. Inimene, kes jutumärkides väga palju hoolitseb oma välimuse eest, ei pruugi olla absoluutselt enesekindlam. Kui inimene, kes paneb dressid, tossud, krunn pähe, ei. Aga kui on ikkagi naine, kes on seal lapsi kantseldanud, on ju ajanud kogu aeg need igavused nii-öelda olnud kodus asjaaja ja koristaja ja söögitegija ja nii edasi, on ju, käib ise tööl ka veel ja paratamatult on jätnud ennast täiesti tahaplaanil, ühel hetkel tead see mees ka võib-olla läheb ära ja ta ei tunne ennast üldse seksikana või ta ei tunne ennast naiselikuna enam. Et kuidas siis nagu selles olukorras see naiselikkus ja see seksikas olemise tunne nii-öelda siis tagasi saada? Mis asi on naiselikkus ja mis asi on seksikus? Et ma arvan, et hästi hea on enda käest tegelikult küsida neid küsimusi. Mida minu jaoks tähendab naiselikkus? Sest see, mida näiteks minu jaoks tähendab naiselikkus, ei ole absoluutselt see, mis on näiteks, ma ei tea, Tiina jaoks naiselikkus. Aga ma ütlen siis sul hoopis enesekindlus. See on väga hea. Ja ma arvan, et sinna ei olegi ühte ainsat teed, kuidas sinna enesekindluseni jõuda, aga ma arvan, et enda käest on hästi oluline küsida, et kes ma inimesena olen, mida ma inimesena tahan, miks ma usun enda kohta neid asju, mida mulle näiteks räägitud on, mida ma kusagilt loen, aga mis mulle haiget teevad. Miks ma rohkem usun neid asju, mis mu enesekindlust alla tõmbavad, kui neid asju, mis võiks mu enesekindlust toetada, kuigi inimese ajul on kalduvus kinnitada seda negatiivset, sest et me tahame ennast hoida ebameeldivate taga ja just, et see on ellujäämisinstinkt ja see on väga-väga inimlik. Aga mida ma ütleks ka
ma ei saa nagu üldistada, aga mida naised on esile toonud, on see, kui palju nende enesekindlust toetab teiste naiste toetus. Ja kui väga sageli, mitte väga sageli, aga ikkagi suht tihti, no ma teen väga palju sellist sotsiaalmeedia uurimist ka, mitte sotsiaalmeediat ennast, aga sotsiaalmeedia on minu jaoks uurimisväli. Ma vaatan, kuidas inimesed käituvad, mida nad räägivad, millele nad reageerivad, mille üle nad nalja hakkavad tegema, kus nad on valmis, ma ei tea, võib-olla sügavamalt arutlema. Aga kui nagu öeldakse, et naine ja naine, et naised ikka nagu väga hästi omavahel et nad näevad üksteist konkurentidena, siis see on müüt tegelikult. On küll, mina võin kinnitada. Mul on tuhandete naiste kogukond ja ma ei ole toetavamat, armastavamat, hoolivamat kogukonda näinud. Ja see on tõesti, sest mina uskusin ka seda müüti kogu aeg. Ja tõesti näha seda, mismoodi naised üksteise eest nagu kaasa elavad ja on õnnelikud teise edu üle ja toetavad, see on tõesti hämmastav, et seda on nii äge näha, nii et see tõesti on müüt. Jaa, et see naiste kogukond, naiste üksteise toetamine ja enesekindlust toetavad igasugused väikesed asjad, mis on ainult enda jaoks tehtud. Ja need ei pea olema ülisuured asjad, mis on ka jälle nõustamisel tuleb esile, on see hirm, et kui ma nüüd pean hakkama mingeid muutuseid looma, siis see on jube suur asi. Ja nende inimeste jaoks, kes, nagu sa, Kaidi, rääkisid, lapsed, köök, kogu see nimekiri, mis sa seal nimetasid, eks ole, pluss veel meelespidamised, arstiajad ja tänasel päeval, ka minu kõige noorem on 6-aastane, et väga paljudel, näiteks perimenopausi jõudnud naistel on ka väiksed lapsed veel, mis tähendab seda, et sa endiselt oled selles kohas, kus sul on ja minul on imeline partner, et noorem mees, ütleme siis nii, et mitte, et need käsikäes alati peaks käima, aga minu jaoks oli hästi oluline, et mu partner oleks nii-öelda soosiv võrdõigusliku suhte osas. Et me oleme hästi võrdõiguslikus suhtes ja samas on endiselt mingid asjad, mis on mulle kuidagi jäänud, näiteks meeles pidamine või mingite asjade kirja panemine ja see on kõik emotsionaalne töö. Et me kipume kuidagi unustama ära, et see töö, mida me ei näe teisi inimesi kätega tegemas või ma ei tea, paberi peale kirjutamas, et see ei olegi töö, aga tegelikult suhete reguleerimine perekonnas, see on töö. Meeles pidamine, kas meil on hambapasta või vetsupaber või ei ole, see on töö. Kas lapsel on nüüd 32 number või 33 number tossud, selle meeles pidamine, see on töö. Ja kogu see emotsionaalne töö lõpuks, kui sa ei saa sellest välja, see tekitab sellist kroonilist stressi ja see krooniline stress on see, mis meid tohutult väsitab. Me ei saagi sellest rattast välja. See on täiesti eraldi teema, eks ju, kuidas seda allostaatilist koormust ja stressitsükleid õigemini, kuidas neid lõpetada. Täna me sellest pikalt ei räägi, aga et kui see keha on nii väsinud ja vaim on nii väsinud, siis öelda, et me peame jube suuri asju hakkama tegema, et siit enesekindluseni hakata minema, sa juba oled väsinud. Tundub, et okei, las ma olen ebakindel edasi, ma ei jaksa neid asju teha, mida enesekindluse jaoks on vaja. Samas ma pean siia vahele ütlema seda, et kõige selle nagu elutempo juures ja kuna ma töötan juba üle 25 aasta, eks ju, naistega, et see, kui nad hakkavad iseenda pärast endast hoolitsema, see paratamatult hakkab neis looma tagasi seda naiseks olemist, mis iganes see kellegi jaoks tähendab ja mis see naiselikkus iga ühe jaoks personaalselt tähendab, aga neil tekib uuesti naise tunne, et nad saavad nagu kas või väikse, ma ei tea, kehaharjamisega või mingi väikse rituaaliga või on see toitumise korrigeerimine või liigutama hakkamine, et paratamatult mina näen seda, et see tõesti hakkab naises uuesti ellu äratama seda tema enda olemust naisena, just kellega ta ju oma mehega kokku sai ja need lapsed sai või pärast lapsi leidis järgmise kaaslase, et just see sama, et see ema roll ja see mammandus, mis on mina õudselt armastan oma ema rolli ja ma armastan oma lapsi üle kõige ja nendele panustamist väga-väga, aga ma näen nagu seda, et see on ka töö võib-olla või niisugune inglise keeles effort
nagu, eks pingutus just, et astuda vahepeal ka nii-öelda sellesse naiselikkuse poolele ja seda väga hästi aitavad sellised pisikesed minirituaalid, mis me teeme iseenda jaoks. Et see, kes mulle peeglist vastu vaatab, ei oleks ainult see kurnatud ema, vaid et ma teen täna endale, ma ei tea, kas või seda mingit näokoorimist, eks ju, isegi kui see on kord nädalas, see juba loob seda, et vaata, et ja minu meelest see on ka ülioluline. Teisel on see paljalu looduses kõndimine. Ja need on rituaalid, võt see ongi see, et see on rituaal. Ja iseenda jaoks, eks ju, see on kõige tähtsam. Et ma saan selle hetke, see, et ma taustal olen erinevates rollides, aga see ei kao ära. Aga see, et kui ma joon näiteks, ma ei tea, teed või kohvi, et ma ei tee seda, ja kohvi tegemine on ka rituaal, tee tegemine on ka rituaal, et ükskõik, kas sa näed seda peeglist või sa tajud, see kõik on kehaline, eks ju, või sa tajud oma kehas, mida võib olla ka, ma ei tea, külmjook suvel, aga et sa võtad selle hetke ja sa tood oma keha sellesse hetke, vahet ei ole, kas seal on see, kas sa näed seda visuaalselt või mitte. Ja need on väikesed asjad ja tegelikult need väikesed asjad on väga suured asjad, et kui jälle tulla siia tagasi kogu selle koormuse juurde, et sammu haaval väikseid asju tehes me tegelikult märkame, et ma tegelikult jaksan natukenegi midagigi. Ma jaksan selle sooja tassi käes hoida ja tunda, kuidas ta on soe. ma jaksan, ma ei tea, neelata ja tunda, kuidas see soe jook mul siit alla läheb. Võib-olla ma jaksan nüüd vaadata, et kas roosad sokid või punased sokid, mitte ma ei tõmba suvaliselt mingisuguseid asju. Et sammu haaval tasapisi väikeseid rituaale tuues me saame järjest rohkem aega võtta ka iseenda jaoks. Aga sa ütlesid ka enne, et sul oli hästi oluline, et sul oleks võrdne suhe, on ju. Aga väga paljudes peredes see suhe ei ole võrdne, on ju. Kõik on naise õlul. Nii, kuidas nüüd see tegelikult mõjutab siis ka seda partnerite vahelist või abikaasade vahelist suhet ja seda seksuaalelu, sest ma tean, meil on siin psühholoog varem rääkinud, et mingite uuringute järgi need mehed, kes aitavad rohkem kodutöödes, saavad rohkem seksi. Oh my god, okei, see on väga see, ütleme nii, et see väide on suhteliselt täpne, aga see sõnastus ma saan aru, sõnastus on siuke aga... uuringud näitavad seda, et partnerid, kes teevad võrdväärse, ja võrdväärne ei ole 50-50 alati, eks ole, minu patarei võib olla millalgi 80, mu partneril on võib-olla 10 ja ma jaksangi rohkem teha ja vahel on vastupidi. Ja vahel on nii, et meil mõlemal on 10, siis on vaja vaadata tugivõrgustikku. Vahel on tõesti niimoodi, aga mu enda klientide seas on inimesi, kellel päriselt ei olegi tugivõrgustikku ja öelda siis, ma ei tea, et võtke see lapsehoid ja kõigil ei ole see ka kätte saadav, eks ju. Aga et kui on tugivõrgustiku võimalus, siis tugivõrgustik aitab ja et me laseme oma latti alla, sest et väga paljud naised on ka perfektsionistid paraku. Paranev perfektsionist räägib siin teisel pool lauda. Aga vastab tõele, jah, et võrdväärne suhe tähendab sageli ka mitte rohkem seksi, vaid rahuldust pakkuvamat seksuaalelu. Ehk siis see number ise ei ole seal üldse oluline. Mida näitavad ka uuringud on see, et inimesed võivad näiteks öelda, et mul on absoluutselt ülimega seksuaalelu ja seksida kord kuus või kord pool aastas, aga see, kui nad selle aja võtavad, kui nad seksivad, on vägev kogemus nende jaoks, aga samas nendes suhetes on ka tugev seksuaalne side, mis ei ole otseselt seks, vaid on kõik need asjad, mis on minu ja mu partneri vahel, sellised märgid, mis annavad mu ajule signaali, et see inimene siin ei ole ainult logistikapartner, vaid ta on ka nii-öelda seksuaal, ma ei taha öelda objekt, subjekt, flirtimine, sõnumite saatmised, ma ei tea, tagumikupatsutused, pikad kallistused, kus me teame, et see kallistus ongi akt iseeneses. Et väga sageli, mis juhtub, on see, et jah, kui on see nii-öelda paar, kus üks partneritest, kes sagedamini on naine, see ei ole alati nii, aga sagedamini ta ikkagi on naine, kes ütleb, et ma ei taha, isegi ma ei jaksa, ma ei suuda isegi oma partneri kallistust, sest et ma tean, mida see kallistus tähendab, siis jah, nendes suhetes lõppevad ära ka teistsugused seksuaalse läheduse viisid just sellepärast, et üks partner tunneb survet. Et nüüd ma pean hakkama midagi tegema. Kui mees kallistab, siis ta teab, et nüüd ta tahab seksi saada, põhimõtteliselt. Siis kipub niimoodi minema jah, et partner, naine
tõlgendab seda nii. Ja sageli see võibki olla nii, aga sageli, mida siis mehed nõustamisele ütlevad, on see, et tegelikult ma tahaksin lihtsalt lähedust, aga nad ei ole ka osanud seda niimoodi kommunikeerida, vaid tihtipeale seal tuleb kallistus, siis lähevad käed tagumikule ja see naine, kes on kurnatud, ta on väsinud ja mitte sellepärast, et ta ise oleks selles süüdi, vaid just see ebavõrdsus, mis suhetes on, viib hästi sageli selleni. Ja see ei ole ka aus öelda naistele, et aga ütle siis meest, ütle mehele, milles sa abi vajad. Kui sa hoolid oma partnerist, kui see on võrdväärne suhe, siis sa ei ole oma partneri abistaja ja sa ei ole oma laste lapsehoidja, vaid sa oled võrdväärne lapsevanem, see on teie ühine kodu, te teete siin kodus ühiselt asju ja need ei pea olema ühed ja samad asjad. Oletame, et ma olen väga hea järjepidamises, mis asjad meil majapidamisest otsas on ja samal ajal mu partner on võib-olla väga hea järjepidamises, millal oleks vaja tolmu võtta, eks ole, elamises. Et see väsimus, ta viib ka selleni, et me tõlgendame või tõlgendatakse erinevaid läheduse otsimise viise survena. Ja see ei ole selle inimese süü, kelle keha on pinges, vaid, ja see ei ole, ma ei saa öelda, et see on teise poole süü, see on lihtsalt selline kummaline seksuaalkultuur, milles me oleme üles kasvanud ja ka soorollid, soonormid, naist on nähtud inimandjana, mehi on nähtud inimolenditena. Aga kuidas siis seda head seksuaalsuhet hoida? No ma saan aru, et kõik on ju aastatega muutub, kõik ei ole nii, nagu alguses oli, aga et mitte, et siis teisest võõranduda ja kuidas see lähedus alles hoida? Üks asi, millele ei osata piisavalt tähelepanu pöörata, on küsimus, kas sa imetled oma partnerit. Ja see imetlus ei pea tähendama seda, et mul on samasugused, ma ei tea, liblikad nagu alguses olid. Sest et kui ma nagu küsin, et kuidas alguses oli ja kas seal oli rohkem elevust või ärevust või mõlemat, või kui öeldakse, et ma tahaks tagasi neid liblikaid, et mida sa tagasi tahad, kas sa tahad seda ärevust ka tagasi, mis oli siis, kui et ma ei tea päris täpselt, mis ta mõtleb. Mulle meenub, kui me alles nii-öelda teitisime oma abikaasaga ja tema elas Tartus ja mina elasin Pärnus ja siis ma pidasin auto kinni enne Tartu linna piiri, et oma meik üle kontrollida. Kui vana see siis oli? 37, 38 ja ikka küps inimene. See ei muutu ilmselt aastatega ka? On ikka muutunud, sest et see... Ei, ma mõtlen seda, et kui ükskõik sa võid olla ka 57, aga kui tuleb uus suhe, see ei muutu, sest et sa ei tunne, sa ei tea, see on põnev, aga hästi palju ebakindlust on, sa ei ole saanud kinnitust ja tema täpselt samamoodi, eks ju, ta ei ole saanud kinnitust. Aga et see inimlik imetlus, et mulle päriselt meeldib see inimene, kellega ma koos elan. Ja see on olulisem, kui sageli tahetakse tunnistada endale. Aga sageli tuleb see harjumus, on ju, kas siis peakski mõtlema, et mis selle inimese juures mulle alguses meeldis? Aga ma ei tea, kas see viib päris nagu sinna kohta, et ma leian, sest ta on muutunud. No see taga, jah. Eks ju, aga see ongi tore, et ta on muutunud ja sina oled muutunud ja siin on hästi oluline ka see, et me kasvame nii eraldi kui ka koos, eks ju, me kasvame partneritena, aga me kasvame ka eraldi. See ei tähenda seda, et me peame kuidagi nagu vägisi tekitama seda eraldumist üksteisest, aga mul on oma huvid, mul on oma sõbrad, mul on oma asjad ja sul samamoodi. Ja ma arvan, et ka see küsimus, et kuidas nagu hoida seksuaalelus särtsu, võib-olla siin oleks vaja tegelikult küsida, et mida me silmas peame selle all või millised meie ootused on. Et see pigem, et see lähedus oleks alles, et see ei muutuks tüütuks kohustuseks. Just, absoluutselt. See puudutamised ja komplimendid ja kuidas need tegelikult, ütleme siis nii, viivad hea seksuaaleluni? Nad on vältimatud, sest et head seksi ei ole ilma suhtluseta, see on fakt. See on fakt. Eks siis sa võid kogu maailmal elud ja ma ei tea, mis need negližeed mul ette jäävad. Riided, pesud, värgid hankida, mis on täiesti okei. Aga kui seal juures ei ole suhtlust, siis kuidas sa saad head seksi luua? Kuidas sa saad luua partneriga koos head õhtusööki, kui sa ei tea, mida ta parasjagu tahab või milline söök talle meeldib või mis toit tema sohserefleksi hoopiski tekitab, eks ju. Ja see on seksuoloogias hästi sage, et see võrdlus toiduga, aga see on midagi, millega inimesed suhestuvad, eks ju. Ja võib-olla rohkem, ma sageli tahaks tuua võrdluseid muusikaga, aga sellega inimesed ei suhestu, sest muusika on paljude inimeste jaoks hoopis nagu teistsuguse tähenduse
tähendusega ja mõjuga kui minu jaoks, aga toiduga suhestutakse rohkem. Ehk siis, et ma ei eelda seda, et ma kõike juba tean, et ma küsin, et ma arvestan. Ja tõesti, et me räägime ka muudest asjadest, mitte ainult logistikast. Kui lapsed on väikesed, siis on see täiesti okei, et me elamegi nagu ellujäämislaagris. Aga kui lapsed on juba suured ja pesast välja lennanud. Ja nukker on see, kui lapsed ongi ainus nii-öelda siduv asi, mis meil on. Aga mida siis teha, kui mõnel naisel on tõesti sattunud kaasaks paras juhmart? Ma väga vabandan. Ei, ma tõesti väga vabandan selle, aga tihtilugu Eesti mehed on väga sõnaahtad. Mõni võib-olla isegi ei ütle ühtegi komplimenti sulle, ütleb, et kuule, ma ju ütlesin sulle, et sa mulle meeldid umbes, kui me kokku saame, mis on viga on siis, mis sulle... Ja ma olen jällegi, kuna ma töötan naistega ja naised ikkagi kurdavad ja räägivad, et mida sellisel puhul teha? Kas on üldse mingi nipp, mida see naine saaks veel katsetada ennem, kui öelda, et kuule, no siin ei ole enam midagi päästa? Minu meelest on hea, et sa ütlesid siin lõpus välja, et siin ei ole enam midagi päästa, sest vahete vahel nii ongi. Ja mis on nukker on see ja mis on ka inimlik, eks ju, et me ei julge seda endale öelda, et siin ei olegi midagi päästa. Ja mida naised ka kipuvad tegema, mis on jällegi väga inimlik ja meile sisse kasvatatud, on küsima, et kuidas ma saaksin niimoodi seda vestlust ja neid küsimusi sättida, et mu partner saaks aru või et sellel oleks soovitud tagajärg, ehk siis nad võtavad enda peale vastutuse selle eest, mida tegelikult partner peaks ise tegema. Ehk siis hästi palju püütakse ise ära teha, võtta enda peale see koorem, sest et see tundub kuidagi lihtsam, tegelikult ei ole, aga see tundub kuidagi lihtsam, kui hakata nüüd ootama midagi inimeselt, kelle puhul ma tean näiteks 30 aastat, et ta ei olegi mulle teinud ühtegi komplimenti. Muidugi on ka küsimus vahetevahel, et kas sa oled öelnud, et sa tahaksid seda kuulda? Kas sa oled öelnud, et sa vajad seda kuulda? Kas sa oled öelnud, mida sulle tähendab see, kui ta ütleb sulle hästi ja ilusasti? Ja see ei ole mingi süüdistav küsimus, et aga sa ei ole seda teinud. Aga et sageli me ka ei ütle seda, mida me vajame, mida me ootame, mida me tahame. Ja vahel seal tuleb muutus. Kohmakas, aga tuleb ja vahel ei tule. Ja siis tõesti ma ütlen veel kord, et tegelikult teinekord ongi õiglane, enda suhtes õiglane küsida, et kas ma tegelikult olen valmis siit edasi minema. Ütle, kas julgeks sellist asja öelda, et selline juhmarlus ja jäme käitumine on tegelikult üks vorm vaimsest vägivallast? No ikka. Eks? Et naised tihti ei anna aru, nad jällegi see nõukogudeaegne taak, et me kannatame ära, et noh, midagi ei ole teha, ta mul on selline ja samas sa kõrvalt näed, eks ju, et mõtled, et täitsa lõpp, et kuidas siuke, kust otsas see normaalne on, eks ju. Et, ja tänapäeval räägitakse, et vaimne vägivald on samamoodi vägivald, mis jätab, eks ju, nii sügava jälje naise hinge, et kui ta on lihtsalt see, et ma inimesena võib-olla ei loegi hästi mingeid vihjeid ja ma ei taipagi võib-olla hästi, kui mulle otse ei öelda. Seda ma vägivallaks ei nimetaks, vaid see ongi see, et meil on mingi kommunikatsiooni error ja mingisugused inimlikud eripärad, mis on ka täiesti inimeseks olemise osa, aga kui ma pidevalt pisendan tõesti oma partnerit, ma ei tea, teen selliseid passiiv-agressiivseid nalju, ta ikkagi on teatav vägivalla vorm. Kui ta mõjub mulle niimoodi, et ma tunnen ennast halvasti, ma väldin mingitest asjadest rääkimist, ma väldin mingite riiete selga panemist, kui ma väldin midagi sellepärast, et ma soovin vältida selle tagajärge oma partneri poolt, no siis on see vägivald tõenäoliselt. Aga kuidas siis ikkagi rääkida oma partneriga seksis, sest tihtipeale ollakse pikalt koos, on ju, ja inimesed ei suhtle oma vahel. Nad tegelikult ei teagi, mis teine teisele meeldib, sest las ta teeb selle ära, on ju, ma ei saa niikuinii seda orgasmi, on ju. Et kuidas siis teha, rääkida teisele inimesele, mis mulle meeldib, ja kuidas samas ka küsida tema käest, mis talle meeldib. Et kuidas siis nagu, ja see ju lõppkokkuvõttes viib ju hea seksini. Tead, mis meid sageli takistab, on ebamugavus.
me ei taha panna, kes see tahab ennast nagu vabatahtlikult, ma tean, et ma tahaks midagi muuta, ma võib-olla isegi tean, et mu partner oleks seda valmis tegema või aiman, või vähemalt mul ei ole kindlat teadmist, et ta ei ole valmis seda tegema. Kusagil see selline siuke ruum justkui tundub olema, kus saaks midagi muutuda, aga et meil on sageli ebamugav ja mida ma soovitan teha, ongi öelda välja, et ma tahaks sinuga rääkida millestki, mis tundub mulle jube ebamugav, ma ei oska, aga ma väärtustan sind, ma väärtustan ennast, mulle jubedalt meeldib meie suhe, ma tahan, et me saaksime katsetada midagi, et kui ma juba saan välja öelda selle, et mul on ebamugav, siis tegelikult see pinge veits nii-öelda leeveneb. Võib ka endale kirjutada tegelikult kõigepealt need asjad välja, mida ma tahaksin oma partnerile öelda. Ja kui ma olen nad välja kirjutanud ja võib-olla ka valju häälega juba välja öelnud, siis ma tegelikult olen oma peas nad välja öelnud, ehk siis minu sees ei ole nii tugevat tõrget ega pinget nende verbaliseerimiseks või väljaütlemiseks, ehk siis ma olen neid näinud mustvalgel, ma olen neid mõtteid oma peas mõtestanud ja ma olen nad välja öelnud, nad ei tundu enam mingid abstraktsed asjad, vaid mingid konkreetsed asjad. Ja vahel võib partner üllatada, et me mõtleme küll, et me ei ole kunagi rääkinud, ta ei ole võib-olla valmis rääkimagi, aga võib-olla tema mõtleb täpselt sama, et ma tahaks midagi rääkida, aga mu partnerile valmis rääkima ja mis on nagu huvitav, mida me nagu ühiskonnas ka teeme, on see, et me seda nimetatakse selliseks, kuidas siis öelda, et me usume kõik sama asja justkui üksinda. Ehk siis me käime ringi, meil on peades sarnased uskumused, aga me usume, et teistel on teistmoodi, aga samas need teised inimesed käivad sarnaste uskumustega ringi ja sama võib olla ka minu kõige lähedasem inimesega, minu partneriga. Ehk siis mõlemad mõtleme, et võiks rääkida ja olulisem kui see otsene mingi lausestamise soovitus, seda ma teen ka oma klientidele teinekord, et ma annan neile mingid mudellaused, mitte selleks, et võta nüüd siit, loe siit maha, aga kui mul juba on mingisugune sõnastus ees, mitte ei ütle mulle nõustaja abstraktselt kuidagi, et võiks rääkida seda. Mul juba on lihtsam, okei. Ja siis ma hakkan oma lauseid sõnastama. Aga jah, kõigepealt see ebamugavuse ületamine. Ebamugavus on inimlik. Ebamugavusest me ei saa ümber ja tegelikult me ei saa ka üle, aga me saame sellest läbi ja tegelikult me saame ka sellega koos eksisteerida. Ma alati toon seda näidet. Täna ka tulin siia autoga, sest bussiajad ei klappinud Pärnust tulles. Tallinnas autoga sõitmine, eriti praegu Pärnu-Tallinn maanteel, jube ebamugav. Päriselt ka õudselt ebamugav. Aga ma tulin siia, sest et nagu midagi väga toredat oli ees ootamas. Aga kuidas siis, anna ikkagi mingi spikker, et ei taha ju teist inimest solvata või kardad, et teed talle haiget, kui ütled, on ju. Kuidas siis ikkagi oma soove väljendada? Kui on midagi, mis mulle meeldib, siis võiks alustada sellest, et mulle väga meeldib, kui me teeme seda, kui sa teed nii, kui sa hoiad oma kätt seal, kui näiteks, ma ei tea, enne seksi ma saan aja maha võtta, käia vannis, duši all, mida iganes. Ma tahaksin siia juurde lisada veel midagi, ehk siis me alustame sellest, mis juba meeldib, mis on juba hästi, mitte me ei ütle seda, et need praemunad on iga hommik on valed ja see seks on kõrve. Et me ei lähtuks nagu sellest, et mis on halvasti, vaid et me leiame need asjad, mis juba toimivad ja me sinna toome juurde laienduseks selle, mida me veel siia juurde tahaksime lisada. Või kui isegi ma ei tea täpselt, ma ei pruugi täpselt teada, mida ma tahan, aga et ma tean, et mul on see uudishimu ja katsetamise soov näiteks. Aga samas sa võid ju teha midagi teisele inimesele, sina ju ei tea, kuidas see teine inimene tunneb, siis on ju tegelikult okei ju ka küsida ju. Ja, muidugi kas see on hea, kui ma nii teen? Ja, kas sulle meeldib, kui ma nii teen? Kas kiiremini, kas aeglasemalt? Muidugi niimoodi, et see küsitluseks ei muutu, aga see võibki olla alguses ebamugav. Ma juba minestan vaikselt. Just, ja kui sa, ja siis ongi see, et ma tunnen, et ma praegu minestaksin selle vestluse, aga see võib olla ka, vaat sa naerad ja see on väga okei. Ehk siis, kui mul on ebamugav, siis on minu meelest ülitore asi ka naerda koos, mitte partneri üle, aga koos nende asjade üle. Issand temal, kui ma näiteks mõtlen enda peale, et lihtsalt näide, et siis ma olen 47, tead, mul on jube nagu naljakas sulle öelda sellist asja, eks. Või et kui midagi seksi all, mida kardetakse, on näiteks kehahääled, aga kehad teevadki hääli.
Nende üle saab ka koos naerda. Nende üle saab koos naerda, koos muiata, ka enda ebamugavuse üle saab naerda, aga hästi oluline on see, et me naerame koos. Mitte partneri üle ja tema ei naera minu üle. Just. Aga kui on selline inimene nagu mina, kes on väga-väga häbelik selliste asjade puhul. Tead, mina nüüd küsin, kas sa Mardiga ei räägi üldse kodus, nagu teile ei suhtle meil on Mardiga väga hästi, ma ütlen, ma lihtsalt ei räägi sellest kuskil mujal. Aga ma mõtlen lihtsalt seda, et kui on inimestel omavahel ka keeruline seda rääkida, eks ju, ja kohe minna võib-olla selle akti teemadel rääkima, et kuidas nii ja teisiti, et kas võiks ka nagu näiteks aidata see, kui inimene hakkab just seesama need kallistused ja et hakkab sealt nagu pihta, et tead, mulle õudselt meeldib, kui sa mind pikemalt kallistad näiteks, ja mul on nii hea tunne, et kui ta tõesti ei julge äkki otse hakata rääkima nendest siis otse asjadest, et hakata siis kuidagi ringiga, et seda teed nagu rajama, et lõpuks ta julgeks rääkida ka sellistest asjadest. Absoluutselt ja seksuaalteraapias, ma ei ole küll terapeut, vaid nõustaja, aga et mul on omajagu neid tööriistu kohvris, seksuaalteraapias on selline meetod nagu sensate focus, ehk siis selline keskendumine tunnetusele ja see on selline harjutus, kus partnerid kordamööda hakkavad üksteise keha puudutama mitte seksuaalselt. See võib tunduda seksuaalne ja kui seal näiteks nendes harjutustes on soovitus, et neutraalsed kehaosad, käed, jalad, selg, minu jaoks on selg väga sensuaalne kehaosa, ehk siis igaüks teab ise, mis on tema jaoks neutraalsemad kehaosad, et me hakkame neid vaikselt mõnusas ruumis, kõigepealt teadvustame ka seda, kas mulle meeldib jahedam, kas mulle meeldib soojem ruum, kehasid uudistama ja tõesti mitte sellepärast, et nüüd tohutut seksuaalset erutust tekitada, vaid lihtsalt ka sellepärast või selle jaoks, et tulla üksteisele kehaliselt lähemale ja et tulla iseendale kehaliselt lähemale. Ehk siis see, kui mu partner puudutab mind siit, ma ei tea, silitades või haarates, võivad olla täiesti erinevad tunnetused ja ma võin üllatuda selle peale, mis mulle meeldib, võin üllatuda selle peale, mis mulle ei meeldi, on need kraapimad puudutused, mis iganes. Et see sensate focus harjutus, ta läheb sinna samasse, ütleme niimoodi, et kategooriasse, kus on just need pikemad kallistused, pikemad puudutused, aga ta on intiimsus. Ja intiimsus, kui me räägime partnerseksist, intiimsus on hästi oluline. Ja intiimsus on turvalisuse loomiseks ka väga-väga oluline. Ja kui me räägime ka küsimusest, et miks vahel seksuaalne iha drastiliselt väheneb, siis teinekord ta võib olla ka turvatunde puudumises. Ja turvatunde puudumine ei tähenda tingimata seda, et mu partner on vägivaldne, aga ta võib tähendada seda, et ma ei tunne ennast vabalt, ma ei tea, ja siin on hästi palju ka sellist eeldamist, eks ju. Et ma ei tea päris täpselt, mida ta minust arvab, kui ma nüüd sellist asja välja ütlen, kas või ka seda, et kallistame pikemalt. Et minu meelest üks natukene selline mõtteviga või kategooria viga on ka see, et kui me räägime seksuaalsusest, siis me väga kiiresti kipume seda keskendama või fokusseerima pelgalt seksi peale, kuigi seks võib olla väga palju erinevaid tegemusi, seal ei pea isegi suguelundid kokku puutuma, et inimesed ütleksid, et me seksisime. See on nii palju, kui on erinevaid inimesi, võib olla sellel ka erinevaid tähendusi. Aga et see seksuaalsus, ta on palju laiem, ta on palju suurem ja ka selle pärast just võivad näiteks need inimesed ja need paarid, kes seksivad lihtsalt mingi lambi näide 2 korda aastas, öelda, et meil on absoluutselt imeline seksuaalelu. Ma võin öelda oma partnerile, ja see on jälle isikliku elu näide, et tead, sa oled maailma kõige seksikam mees, sa oled kõige hotim mees, jubedalt tahaks, ma ei viitsi praegu, ei jaksa. Ja tema võib öelda mulle täpselt seda sama, aga mis siin praegu toimus, mida ta mulle ütles, mida ma talle ütlesin? Ma ütlesin, et ma tahan sind ja sa oled minu jaoks seksikas. Ja need on üliolulised kinnitused. Seda ma olen enda suhtes ka märganud, sa ei jaksa kogu aeg, aga samas sa tahad ja kui sa seda ütled, siis see tekitab mingi sellise nagu
connection'i nii-öelda. Absoluutselt, sest et ma saan kinnituse ja vahel võib olla ka mitte see, et ta lihtsalt ei väärtusta, vaid et seks võib olla väga intensiivne kogemus ja mul ei ole närvisüsteemis praegu selle intensiivse kogemuse jaoks ruumi. Aga ma tahan oma partnerile öelda, ma ei tea, ma näen teda, minust tekib mingi mõnus tunne ja ma tahan talle öelda, et maailma kõige hotim mees, ma täiega tahan sind. Ma ei viitsi. Aga need puudutamised ja sügavamad vestlused kui argielu probleemid, mis meil on täna juba läbi käinud, kas need on ju tegelikult ka selline omamoodi eelmäng või väikesed sõnumid või eelmäng ei ole ju tegelikult see, et mees korra krabab sind rinnast või siis katsub korraks su intiimpiirkonda, et mis on need nagu milline on see eelmäng, mis on tegelikult eelmäng, kui sa nüüd siis, nagu Britt enne ütles, juhmardile mehele peaksid seda rääkima? Sa juba ütlesid ära, nii, järgmine küsimus. Kõik see ongi, päriselt. Sõnumid, silmategemised, see, et ma oma partnerit märkan, juba ka see, et kas sa täna tahad piimaga kohvi, kas teen presskannu kohvi, kas teen cappuccino, latte, mis iganes. Ka see ja ma olen hästi ettevaatlik nimetamaks seda eelmänguks, sest meie kultuuris, lääne kultuuriruumis, mida iganes, ta endiselt viitab justkui sellele, et et kui sa küsid, et millist kohvi sa hommikul tahad, siis saab seksi. No see on sama, eks ole, et antakse seksi või saab seksi. Mitte selle jaoks eelmäng, vaid just selle jaoks, et meil on see seksuaalne säde ja side, mida toetab see, et mu partner märkab mind, mina märkan oma partnerit, ma annan talle pidevalt teada, et ma väärtustan, ma hoolin. Miks mitte keset päeva saatagi, ma ei tea, sõnum, mõtlen praegu sinu peale ja need ei pea olema üle seksualiseeritud. Minu jaoks on üks selline ja ka mu klientidest väga paljud ütlevad, et nende jaoks nimetatakse et mul on mingi tunne tekib. Seksuaalsuse juures just see, et kui hakatakse seksist ja seksuaalsusest rääkima, siis hästi kiiresti tekib sellest just kui süke sensatsioon ja ma ei taha seda. Et ma tahaks nagu, mitte et ma isiklikult, aga inimene võibki tunda, et see on minu jaoks kuidagi üle erotiseeritud. Ja see muudab kuidagi nagu, ja mul võib tekkida kehas, ma ei tea, mingisugune erutustunne, aga vaimselt ma ei ole üldse erutunud. Lihtsalt keha teeb keha asju, aju teeb aju asju, aju vahel reageerib asjadele, mis on tema jaoks seksuaalne stiimul, siis kui ma tegelikult vaimselt ei taha üldse seksi. Ma ei tea, ma näen mingisugust seksuaalset pilti ja võib-olla ma tunnen oma kehas mingisugust pakitsust, aga see ei tähenda seda, et ma seksi tahan. Või ka mehed, kes näiteks näevad mingit seksuaalset konteksti, neil võib tekkida erektsioon, aga see ei tähenda seda, et ta vaimselt seksi tahab. Et mis mulle nagu hästi vastukarva on ka selline meeste robotiks kuidagi pisendamine või taandamine või et mehed on, ma ei tea, kogu aeg valmis ja mida iganes. Ei, meie kehad teevad keha asju, see ei tähenda seda, et me oleme kogu aeg kõigeks valmis. Aga jah, et neid ühendushetki, ma ei tea, ostad talle lemmiksnäkki poest. Ma toon ühe näite. Meil oli vestlusõhtu ja vestlusõhtu hommikul saatis mu mees mulle sõnumi, et võta tagavara sukad kaasa. Aga esiteks see näitas seda, et ta hoolib või ta üldse mõtleb sellise asja peale, kuna ta teab, et mul varem on olnud see juhus, kus sukad lähevad katki ja tagavara sukki pole kaasas ja ta teadis, et see päev ma olen närvis ja nii unustan asju, aga see tõesti mõjus minule ka just nimelt väga siukest seksuaalselt. Et see ette, kui selle sõnumi said, siis tundsid just, et nüüd ma tahan. Just. Sest et see näitab ka just nimelt seda, et ta märkab, ta hoolib, ta paneb tähele ja siin on see hästi oluline koht, just nimelt see kogu maailma vahe, et kas ma reageerin nii, et issand, jälle ta kontrollib ja muidugi mõnes suhtes see võibki olla kontrolli märk. Aga kui minu suhtes see nii ei ole, minu jaoks ongi see märk sellest, et ta hoolib, ta märkab. Et kuidas ta üldse sellise asja peale tuleb? Ja. Inimesed täidavad ju paralleelselt väga mitmeid erinevaid rolle. Ja tihtilugu ongi see, et me oleme nii keskendunud teistele inimestele. On need siis meie lapsed, on nad meie kaasa, on nad meie vanemad, on nad meie töökohas, kõik kolleegid, me peame kogu aeg teiste inimestega arvestama. Me peame õppima tundma neid, et nendega hästi läbi saada, me peame need nõrkusi ja tugevusi tundma ja me tegelikult väga intensiivselt keskendume sellele, et tunda neid teisi inimesi, et nendega arvestada. Ja tihtilugu juhtub see, et kui me vaatame iseendale otsa,
siis me tegelikult iseennast üldse ei tunne. Ja ma olen sellest nii-öelda põhimõttest rääkinud väga palju just selles ületöö kontekstis, et mis on need asjad, mida sina vajad selleks, et sa üldse saaksid puhata, et kas sa üldse tunned ennast, et kas sa oled introvert, oled sa ekstrovert, kas sa puhkad sõpradega väljas olles või sa puhkad omaette raamatut lugedes või metsas kõndides. Ja minu meelest seksuaalsuses on ju täpselt seesama asi, et eriti kui on juba pikem suhe, teil ei ole seda esmast kokkupuudet, vaid ongi kogu see eluvirvarr on seal ju paralleelselt, et mul on tunne, et me ka unustame ära, millised me ise oleme. Ja mis on need asjad, mis meile meeldivad, et ka teisele kommunikeerida, et kas mulle meeldivad just seesama, et ta märkab selliseid, eks ju, lihtsaid asju nagu Kaidil need sukapüksid, mis tegelikult ei ole üldse lihtne asi, see on üliäge asi. Või siis, või sa oled seda tüüpi, kellele meeldivad üllatused, et sa üldse oskaksid teisele rääkida, et mida sa üldse igatsed. Ja eriti jällegi naiste puhul see laveerimine kusagil selle süütunde ja õigustunde vahel, et mul on õigus olla ka iseenda jaoks, siis ma tunnen ennast süüdi, sest et see tuleb, nagu sa ütlesid, et me oleme kogu aeg õppinud märkama, hoidma teiste inimeste heaolu, tähele panema, et sealt hästi lihtsalt tuleb ka see süütunne, tegelikult napakas süütunne, et nagu miks teised on vähem süüdi, kui nad enda eest hoolitsevad ja jälle see selline enda ruumi eest hoolitsemine, eks ole, siia juurde. Ja miks sina rohkem oled süüdi, kui sa jälle see perfektsionism, tublid tüdrukud, see on nagu nii läbiv. Aga ka see, võt sageli ka selline väljend, et ole sina ise. Siin võiks natukene ka mõtestada või aru saada, et see, kes olin mina 25-aastasena, ei ole see, kes ma olen 47-aastasena, kuigi mida ma ise näiteks praegu märkan on see, et ma olen päris sarnane oma olemuselt ja tuumalt sellele tüdrukule, sellele inimesele, kes ma olin 17-aastaselt lihtsalt elutarkusega ja lihtsalt selle erinevusega, et praegu ta mulle tohutult meeldib. Siis ei meeldinud. Pikaajalistes suhetes tuleb ikkagi seda, et see seksuaalelu jõuab mingisse rutiini. Kuidas seda rutiini murda? Vahel ei ole rutiin üldse paha asi, sest et rutiin, oleneb, kas rutiin kui igavus, rutiin kui tülpimus, siis ta nagu lämmatab. Aga rutiin võib olla ka turvatunne. Aga kui on see, et tehakse kogu aeg nagu seda ühte moodi, need samad asendid ja siis tuleb ikkagi see rutiin, kus võib-olla see ei eruta enam nagu nii väga enam kumbagi ja poolt. See on väga hea vahe. Selles mõttes, et tõesti, nagu ma ütlesin, vahel võib rutiin olla väga hea, ja on inimesed, kes ongi väga tundliku närvisüsteemiga, kelle jaoks see, et ma tean ette, see on väga-väga oluline. Ja see ei tähenda seda, et nad on kuidagi nagu seksuaalselt igavamad. Mulle üldse ei meeldi need sildid, mida me nagu laome. Aga kui rutiin tähendab tõesti seda, et ma ei leia enam erutust, siis on niisugune, ma arvan, et põhjust täitsa vaadata, kuidas seda rutiini murda. Ja jälle ega siin mingisuguseid võluvõtmeid ei ole. Uurida, vaadata, katsetada, need katsetused ei pea olema nüüd sellised, et kogu aeg oleme magamistoas ja voodis ja teki all seksinud, et nüüd lähme vaatame, kuidas bussijaamas avalikus kohas seda teha. Aga et kui see, mis mul praegu on igav, siis vaataks, mis fantaasiad minu peas näiteks on, mis mind käivitavad, mis võib mulle huvitav olla. Pornograafia on selline asi, mille soovitamisega ma olen väga ettevaatlik, sest et see porno, mis internetis on kättesaadav, on väga sageli selline ühekülgne, objektistav, aga paljud keskealised naised jagavad ka seda, kui me nüüd räägime naistest, et eetiline ja feministlik porno on miski, mis on neil aidanud võib-olla fantaasiaid käivitada. Aga samas fantaasiad ei tähenda alati seda, et ma kõike seda tahan, millest ma fantaseerin, et seda on ka väga oluline rõhutada ja teha vahet. Aga sa ütled, et fantaasiad on selline, millest sa siis peaks oma partneriga rääkima? Sa ei pea oma partneriga rääkima kõikidest fantaasiadest, kui sa ei taha. Ja ma arvan, et on ka petlik arvata, et meie partnerid teavad mist kõike või et on siin maailmas inimesi, kes teavad mist absoluutselt 100% kõike.
ja mitte tingimata sellepärast, et me tahtlikult oleme midagi rääkimata jätnud, kuigi seda on okei teha. Aga sageli unustame rääkida mingid asjad, mis nagu nende meelest võiks jumala olulised olla, aga enda meelest väga mitte, sest et see on nii tavaline. Aga tõesti, et vaadata, mis need fantaasiad on, mis mind käivitavad, mida ma olen mõelnud, et võiks proovida ja samas, kui ma ütlen, et ma olen mõelnud, et võiks proovida seda, teist ja kolmandat, see ei tähenda seda, et see peab mulle meeldima. Ehk siis, et mul on alati see teadmine meil mõlemal. Partneriga on alati see teadmine, et proovimine ei tähenda lubadust, et see nii nüüd jääbki, et see nii meeldibki, et see nii ongi, vaid et ma võin selle tegevuse katkestada igal hetkel ja mitte sellega enam edasi minna. Ma ei tea, võib vaadata, kas mingisugused tõesti lelud või mänguasjad on, mis huvitavad, aga jälle ei pea, et see on nii lai ja nii suur maailm ja erinevad võimalused. Ka konteksti muutus. Ehk siis, kui me oleme väga palju olnud kodus ja koduses keskkonnas, mida kusjuures väga sageli eriti naised jagavad ka mehed, aga seda tunnet, et midagi muutub, on see, et kui minnakse puhkusele. Ja see ei pea olema kusagil, ma ei tea, Assooridel, see võib olla ka Kihnus täiesti vabalt. Sest et siis muutub kontekst. Ehk siis see keskkond vahetub ja jälle. Mõned inimeste jaoks on vastupidi see keeruline, sellepärast, et see ei ole enam see mulle tuttav ja turvaline keskkond. Ehk siis ma tahan kogu aeg rõhutada seda, et siin seksis ja seksuaalsuses ei ole asju, mis on kõikidele universaalsed, mis kõikidele sobivad, mis peavad kõikidele meeldima ja nii edasi, aga et igaüks saab leida endale sealt midagi, kui ta tahab, kui ta on valmis ja kui ta ei survesta ennast ja kui partner ei survesta. Me hakkame siis vaatama, on selline nii-öelda vedurite ja pidurite uudistamine, et mis on need asjad, mis veavad minu erutust nii-öelda või annavad mu erutusele hapnikku ja mis on need asjad, mis mu erutust pigem lämmatavad, et neid asju võiks ka vaadata. Et kui näiteks hügieen on minu jaoks hästi oluline asi ja pesematus, ma ei tea, lämmatab mu erutust, siis seda tuleks ka partnerile kommunikeerida. Aga samas on mingisugused asjad, mida näiteks partner ei saa kiirelt muuta või üldse ei saa muuta. Ma ei tea, on see näiteks kehakuju, et ma olen avastanud näiteks, et et mul hoopis selline kehakuju ei olegi nii erutav, et mingi teistsugune kehakuju on erutav. Et sellised kohad on päris keerulised, kui nad suhtes ette tulevad, sellepärast, et on mingid asjad, mida saab muuta, on mingid asjad, mida ei saa muuta. Ja kui siin enne oli küsimus selles, et kuidas oma partnerile kommunikeerida või väljendada mingeid asju nii, et ta haiget ei saaks, siis kui on need asjad, mida partner ei saa muuta, siis minu meelest siin on mõttekoht. Et kas sa ütled sellist asja partnerile välja või sa saad muuta oma enda nägemust ja hoiakut sellest. Aga kui on mingisugune asi, mida partner saab muuta, näiteks hambad ära pesta enne seksi, mis võib olla teisele partnerile hästi oluline, siis seda on täiesti okei kommunikeerida või väljendada, aga jälle vaadata, kuidas ma seda teen, et ma ei ütle oma partnerile, et sa oled kuradi räpakoll. Kallis, mulle meeldiks, et su hambad on puhtad. et mulle väga meeldib see, ma ei tea, just, või mündi maitse, et mulle väga meeldivad puhtad hambad, see tekitab minust sellist mõnusat tunnet näiteks. Ja. Aga kui tuleb sinu juurde paar, et kuule, me nüüd oleme siin, ma ei tea, 20 aastat koos olnud ja seks on muutunud rutiiniks, millega sa siis seda nõustamist alustad või mis nõuannet sa neile siis annad? Üks väga klassikaline küsimus, see ei pruugi olla esimene küsimus, paarid on kõik erinevad ja küsimused algavad erinevatest kohtadest, aga et mis seks sinu jaoks on, mida seks sinu jaoks tähendab, miks sa seksid? Siin oli mitu küsimust juba. Sest nendele küsimustele vastused annavad hästi palju informatsiooni. Ehk siis kui inimesed ütlevad, et seks on muutunud rutiiniks ja kui selgub, et see seks ongi üks ja sama tegevus ja see rutiin on halb nende jaoks, eks ju, et see häirib neid, et siis me hakkame vaatama, mis asjad veel seks on, mis tegevused veel seks on, kuhu seda veel saab laiendada. Vahel tuleb tõrge ette ja sellest tõrkest ei pea jõuga läbi minema. Et see on ka hästi oluline, et märgata oma keha, vahel on kehal lihtsalt selline, kasvamine on ka ebamugav asi. Aga ebamugavus ja selline tugevalt vastuseisu tekitav ebaturvalisus, need on erinevad asjad, eks ju. Et uudistada ka seda, kuhu maani ma olen nõus mingisuguseid katsetusi tegema ja kuhu maani ma ei ole nõus tegema.
mida ma oma partnerilt ootan ja kust maalt ma saan aru, et see ei ole enam selline elev ootus, vaid ta on juba survestamine ja nii edasi, nii edasi. Et ehk siis me hakkame vaatama, mis see seks nende jaoks üldse on, miks nad seksivad ja mitte nii, et me räägime suhtest kui kooslusest, vaid üks partner ja teine partner, aga fakt on see, et see, mis musardab ühte partnerit suhtesse, musardab ka suhet sellepärast, et ja mispärast ma ka ütlen, et see lähenemine, mida paraku sageli naistele öeldakse, et mine tee ennast korda, mine tee endaga midagi, see ei ole aus, see ei ole õiglane ja see üldiselt ei tööta, kui me ei räägi näiteks valulikust seksist või sellistest teemadest, aga siis ei ütle ka partner, hooliv partner seda, et mine tee ennast korda, eks ju. Et jah, me hakkame nendesse asjadesse sisse vaatama, mis tähendust seks inimeste jaoks omab, mis seks nende jaoks on, mis on hästi töötanud, toiminud, mis tänaseks enam ei tööta, ei toimi, mida sinna juurde saaks tuua, kuidas omavahel kommunikeerida. Kui palju sa näed, et ülekaal põhjustab probleeme intiimelus? Tugev ülekaal ja erektsioonimured on omavahel seotud. Ja tegelikult, mida ka meestearstid ütlevad, on see, et erektsiooni mured, ma ei saa öelda erektsiooni mured, eks ju, sest et enamus peenisega inimesi, enamus mehi on kogenud oma elus ebakindlat erektsiooni ja see on normaalne, sest peenis ei ole dildo. Peenis on inimese küljes, terviku küljes olev organ, mida mõjutab tervikus toimuv, eks ju, ja ka psüühilisel, vaimsel tasandil. Ka ülekaal ja ebakindel erektsioon või ka erektsioonihäired, iga ebakindel erektsioon ei ole veel häire, võivad olla omavahel seotud. Jah, ja kui me räägime viljakusest ja need ülekaalu teemad on selles mõttes keeruliselt, kuhu me selle piiri tõmbame, aga füüsiline tervis ja seksuaalsus, nad mõjutavad vastastikku üksteist, aga jälle iga kaalunumber ei ole selline, mis seab piiri või mis kuidagi takistab või et me ei saa nagu niimoodi lihtsustada, aga jah, et kui on ebakindel erektsioon, erektsioonihäired, erektsiooniga seotud sellised püsivamad probleemid, siis meestearst saadab ka südant kontrollima, sest et erektsioonihäire, mida diagnoosib meestearst või siis ebakindel erektsioon, ta võib viidata sellele, et veresoonkonnas on mingisugused mured ja probleemid. Ja sellest rääkis ka meie episoodis meestearst doktor Kristjan Pomm, nii et soovitame selle järgi kuulata. Aga ütle, Kristina, kas seks peab alati lõppema orgasmiga? Ei pea. Seda väga nagu oodatakse ja arvatakse, et see peab nii olema, aga ei pea, ei ühelt ega teiselt poolt. Kui mis see orgasm on, ta on selline seksuaalse pinge, keriva pinge vabanemine. Aga ta on igal inimesel ka erinev ja vahel, kusjuures, kui tulevad kliendid jälle naised enamasti, kes ütlevad, et ma ei tea, kas ma olen üldse orgasmi kogenud ja kui ma küsin, et mis see põhjus on, et sa ei tea, siis mul sõbrannad ütlevad, et kui sa oled kogenud, küll sa ikka siis juba tead, sest et see on nagu tulevärk. Ei pruugi olla, sellepärast, et me oleme kehaliselt ka erinevad ja see intensiivsus on inimeseti erinev. Aga kui me võtame või kui me nagu lähtume või vaatame või suhtume seksi niimoodi, et sellega peab kindlasti iga kord kaasnema orgasm, siis me käsitleme seksi kui sooritust ja see on juba iseenesest probleemi koht. Sest et kui me hakkame seksi vaatama kui mis hakkame, tegelikult me teeme seda ühiskonnas läbivalt ja see on ka üks suur mure ja suur probleem, et seksi vaadatakse kui sooritust. Mitu korda, kui pikalt, kes sai, kes ei saanud ja nii edasi, et siis me hakkame mõõtma, me hakkame võrdlema, tegelikult enda võrdlemine teistega on inimesele kui sotsiaalsele olendile iseloomulik. Ei ole mõtet öelda, et ära võrdle ennast teistega, sest et see ei ole meile kui karjaloomadele omane mitte võrrelda. Sellel on evolutsiooniline põhjus, miks me võrdleme ennast teistega. Aga et kui me käsitleme seksi kui sooritust, siis meil on palju rohkem võimalusi tunda ennast läbikukkununa. Kui me võtame seksi kui kogemust, kuidas ma siis võrdlen enda kogemust teise inimese kogemusega, et see on üks hästi oluline seesama mõttemustri muutus. Aga kui me räägime nüüd sellest
orgasmist ja kui palju naistel, eks ju, sa ütlesid, mida ülekaal meestel teeb ja ma mõtlen, kui palju see ülekaal naistel vähendab seda võimet üldse nagu ka bioloogiliselt rõõmu tunda, siis naudingut saada jah, et kas see ülekaal kuidagi hormonaalselt ja tekitab selle, et naisel kaobki soov ära või see on rohkem sellise enda nagu enesekindluse ja kehakuvandiga seotud? Pigem kehakuvandiga ja enesekindlusega seotud, et uuringud seda ei kinnita, et ülekaal orgasmi mõjutab, küll aga tõesti kehapilt, see, mida ma usun enda kohta, see, kuidas ma endale ütlen, mida ma endale ütlen, see mõjutab, sest et see mõjutab lõõgastumist. On olemas selline mõiste nagu spectatoring seksoloogias. Inimene muutub justkui enda pealtvaatajaks. Ja mida rohkem me oma kehast, selle väljanägemisest mõtleme, kuidas ta peaks välja nägema, milline ta peaks olema seksi ajal, seda rohkem me asetame ennast pealtvaataja rolli. Aga kui me oleme pealtvaataja rollis, siis me ei saa olla selles hetkes. Me ei saa korraga olla pealtvaatajad ja korraga olla kogejad ja nautijad. Et jah, ja ta ei ole seotud otseselt sellega, kui palju, milline on kellegi kehakuju, kui palju keegi kaalub, vaid see, mida ma usun iseenda kohta, see, mida ma ütlen enda kohta. Aga kuidas mõjutab see, et stress ja ilmselgelt mõjutab see ülekoormus ja nii edasi, aga selline ülemõtlemine, kui inimene mõtleb, ma pean saama. Orgasmi. Just. et kuidas see tegelikult mõjutab? See on huvitav ja tegelikult väga loogiline asi, et tegelikult see lükkab orgasmi kogemist kaugemale. Kui muidu öeldakse, et eesmärgistamine viib sihile ja harjutamine teeb meistriks, siis niimoodi eesmärgistamine ei vii meid selles mõttes sihile, et mida rohkem ma seksi ajal mõtlen, et ma pean orgasmi saama, seda kaugemale see orgasm läheb sellepärast, et ma ei saa lõõgastuda. Jälle see soorituse küsimus, see soorituse teema, eks ju. Et mida me siis teeme, ongi see, et me järjest rohkem vaatame, kuidas ma saan seksi muuta enda jaoks kogemuseks, et mul oleks lõbus, et mul oleks põnev, et mul oleks turvaline ja kuidas ka partnerile väljendada, isegi mitte kuidas, vaid et ma seda teeksin. Et ma naudin seksi ka ilma orgasmita. Jälle seesama teema, et kui mees, partner tunneb, et ta on vähem mees sellepärast, et ta partner kas ei saanud orgasmi või ta partneril ongi keeruline orgasmi saada, siis mis sellistes suhetes juhtub või mis dünaamika seal tekib, on see, et seal tekib selline surnud ring. Et naine tunneb ennast pahasti sellepärast, et mees tunneb ennast pahasti ja naine tahab orgasmi saada juba mitte ise enda pärast, vaid sellepärast, et partner tunneks ennast hästi. Kui naine tahab, et partner tunneks ennast hästi ja partner on ka nagu väga selline nõutu, võib-olla ise on juba orgasmi saanud, ütleb, no nüüd tegeleme sinuga, naine ütleb, et kõik on väga hästi, ma ei taha. Ei, no ikka ei saa niimoodi, et mina sain ja sina ei saanud. See ühest küljest näitab küll justkui seda, et mehele läheb korda see, et naisel oleks hea, aga seesama küsimus, mida ma enne küsisin, kelle pärast see orgasm selles hetkes ja selles kontekstis on oluline, et ja kui see muutub surveks, siis tšau paka. Aga tihtipeale ju naised pidid ka teesklema ja mehed ei saa arugi. Ja see on ka väga sage kogemus paraku. Ja mis kusjuures on keskealistel naistel sage küsimus ja ma ei taha öelda, et kõik keskealised naised, kes tulevad või 30-ndates naised, kes tulevadki selle küsimusega, aga sageli küsitakse ka seda, et me oleme 15 aastat koos olnud või me oleme 10 aastat koos olnud või me oleme 20 aastat koos olnud, kuidas ma talle nüüd ütlen? Et ma ei ole saanudki kunagi. Just. Aga on aeg öelda selles mõttes, et ja mida ma siis olen ka öelnud, on see, et võib-olla neid vestluseid, see ongi väga nagu
hirmutav pidada, sest appi, mida ta minust mõtleb appi, siis ta nüüd mõtleb, et ta ei ole saanud hakkama, jada. Me mõtleme tohutult üle, eks ju. Aga et kuidas seda siis raamistada on see, et ma väga pikalt ei ole võib-olla tundnud ennast piisavalt mitte sinuga turvaliselt, aga iseendast turvaliselt, et seda öelda. Aga praegu ma tunnen ennast enesekindlalt, ma tunnen, et mul on sinuga hea ja turvaline ja mul on midagi, mida ma tahaks välja öelda. Kas siis on okei ju appi võtta ka mingid mänguasjad ja kuidagi sellest siis mehele rääkida, võib-olla need mänguasjad siis aitavad seda orgasmi saada? See on ka üks põnev teema ja absoluutselt võiks, kui mõlemad seda soovivad, mida vahel mehed ütlevad, on see, et aga milleks mulle konkurent siia ja siis on nagu, see on see koht, kus ma silmi pööritan, mis mõttes nagu konkurent, et see on mängukaaslane, see ei ole konkurent. Et ega seda meestepoolset ülemõtlemist on ka omajagu siin. Ja jälle need oleksid, poleksid ja tuleksid ja peaksid, eks ju, mängivad siin hästi suurt rolli. Et jaa, mänguasju appi võtta on täiesti okei, aga jälle, kui inimene tunneb, et tegelikult mulle ei meeldi see silikoon ja mulle ei meeldi see klaas ja see tundub mulle nii kuidagi keha vastas selline nõu, sa ei pea seda tegema, et see jälle ei tähenda seda, et sa oled kuidagi alahorenenud seksuaalselt, vaid see tähendab seda, et sinu kehale see ei sobi lihtsalt. Aga nüüd ikkagi vanemaks saades, lähme sealt juba 50+ ja sealt ikka juba mõned aastakümned edasi. Kuidas see seksuaalsus muutub? Ma just eile alles keegi ütles mulle, et tead, ma sain tuttavaks, mulle siin mingi 80-aastase käes kuulsin, et ta ikka veel seksib. No aga miks see 80-aastane või seksida? Absoluutselt. Ta muutub muidugi, sellepärast meie kehad muutuvad, meie ka kognitiivsus muidugi muutub, meie enesetaju, meie enesepilt muutub, võimekus mingeid asju teha muutub, painduvus enamasti. Ja nii edasi, aga see ei tähenda seda, et muutuks soov naudingut kogeda, lihtsalt see soov nagu soov ise, selle soovi nüansid võivad muutuda ja sageli muutuvadki ja see, millist tähendust me sellele omistame, see sageli muutubki. Ma ei tea, perimenopausis, perimenopaus on nagu tagurpidi puberteet, eks ju, ainult selle vahega, et kui puberteet valmistas ette järglaste saamiseks, siis perimenopaus valmistab meid ette selleks, et me enam ei saa järglasi ja mis tegelikult ei ole mingi kaotus. Ma saan tegelikult väga hästi aru sellest, et kui mina räägin sellest, kui vabastav on vananemine ja kui vabastav on keskiga, siis mitte kõik naised ei koge seda ka sellepärast, et kui sa jõuad 40-ndatesse, sa oled väga-väga last tahtnud, siis sa saad aru, et siin läheb see soovi realiseerimise võimalus või täitumise võimalus järjest väiksemaks, eks ju. Ehk siis, et me ei tohiks ära unustada ka seda, et enda jõustatuse kõrval on inimesed, kelle jaoks võib see väga suur lein olla ja väga raske teadmine ja kohale jõudmine. Aga et see hormoonide möll, mis siin 40-ndatest, mõnel juba ka 30-ndate lõpus, eks ju, kui me räägime mitte siis näiteks vähiravi tulemusel tekkinud menopausist, vaid me räägime vananemise tulemusel tekkinud või perimenopausist. See hormoonide möll muidugi, ta mõjutab enesetunnet, ta mõjutab vaimset enesetunnet, samas ta on kõikidel ka erinev, eks. Ma ei tea, võivad olla kuumahood, kõigil ei ole, võib olla ajuudu, kõigil ei ole, et see kõik mõjutab ka seksuaalsust, sest ta mõjutab enesetunnet. Aga ta ei pruugi mõjutada nagu ühes suunas, et see kõik nüüd kaob ära, vaid ta lihtsalt muutub ja muutus on elu jooksul okei. Et kui me jääks kogu aeg samaks, see oleks ka päris... Meil vestlusõhtul küsiti ka, üks küsimus oli see, et kuidas oma mehele rääkida, mis on menopaus. Et siis ongi täpselt, et me ju muutume, on ju kuivemaks ja nii edasi. Et kuidas sa sellest nagu mehega räägid? Mis sinu soovitus oleks? Nii nagu on. Päriselt, nii nagu on. Mis minu kehaga, ja ega me ei saa ka päris täpselt ju aru, mis meie kehaga toimub, sest et ega ülemineku east on hakatud rääkima avalikult, alles hiljuti ja seal on ka hästi palju infomüra sellepärast, et teemad, mis on nagu tulnud ilmsiks, nad on hästi kiiresti ka müügiteemad, igasugused toidulisandid, mis ei ole tegelikult väga paljud nendest üldse tõendatud, et see niimoodi toimiks, igasugused perimenopausi testid, mis tegelikult ei toimi sellisel kujul, et sa pissid pulga peale ja näed ära, kas mul on nüüd ülemineku iga või mitte, sest et see hormoonide möll just nimelt mõjutab seda, on ju. Et tegelikult
tegelikult neid asju nii palju, kui ma ise tean ja tunnen, et seda ka peegeldada oma partnerile ja ma saan aru, et kõik partnerid ei ole nii-öelda valmis seda vastu võtma, aga tegelikult see on tema enda vastutus, kas ta nüüd avab ennast sellele, et minu armsamaga, minu kõige tähtsama inimesega siin elus või ühega väga tähtsatest toimub midagi, tal on keeruline mingisugune kogemus ja ma tahan teda mõista, ma tahan tast aru saada, et inimlikult see on tegelikult võimete kohane olenemata soost. Meie vestlusõhtul küsiti päris palju küsimusi, millele me jõudnud kõigile vastata ja me oleme täna mõned välja valinud, mis tegelikult sobivad väga hästi küsida sinu käest, Kristina. Et üks on, kas kirg kaob vanusega? Ei, aga siin on jälle selline pikem vastus. Vanusega, võib-olla jälle selline, mida me kireks peame, on ise küsimus. Vanusega võib kaduda võib-olla teatud laadi ärevus, mis sellega kaasas käib, sest et vanusega ikkagi tekib sellist teadlikkust rohkem sellest, kes ma olen, mida ma tahan ja ka sellest, et isegi kui ma ei tea päris täpselt, mida ma tahan, ma ei avane mu jalge all, ma ei kuku sellest, ma ei tea, maakoorest läbi, et ka need tagasilöögid või siis sellised hirmu ja ebakindluse kohad, mis meile nooremana tunduvad tohutult suure kaaluga, vanemas eas nad ei tundu lihtsalt nii suure kaaluga, sest lihtsalt meil on seda elukogemust juba, et me jääme ellu, läheme edasi ja homme juba on võib-olla meelest läinud, et eile mingi siuke teema. Aga samas jälle, siin on väga hea küsimus, et nimetage 3 head kohta, kust 50+ naine mehe leiaks. et kui sul on ideid, võid välja käia, ka meie vestlusõhtul tuli küsimus, aga ma ise jällegi olen naiste käest kuulnud seda, et vaata eriti kellel on nüüd see eelmine kaaslane mingil põhjusel kõrvalt ära läinud või kadunud, et ikkagi tekitab ka vanemas eas kaaslase leidmine piisavalt ärevust just tänu sellele, et su keha on muutunud ja et kuidas nüüd, vaata kui sul on oma stabiilne suhe ja te koos kasvate vanemaks, siis see kuidagi kõik muutub nunnult ja sa arvestad sellega, aga kui sa pead nüüd värske suhte looma, et siis väga paljud naised tegelikult väga muretsevad just selle nii-öelda siis voodi jõudmisega, et kuidas ikkagi, et ma nüüd enam ju ei ole nii noor, kui ma viimati, eks ju, kohtamas käisin. Aga mees on ka vana. Tuleks ju niimoodi mõelda. Väga hea. Ei no on küll jah, aga kõigil ei ole vana. Ei no minul ka on noorem mees. Aga tõesti, ei no ma ütlen lihtsalt, et naised on väljendunud, et sellega kaasneb nagu uus ärevus, eks ju. Aga mis siis oleks need 3 head kohta, kus 50+ naine võiks endale toreda kaasle leida? No mis golfiklubi? Huvid, hobid võivad seda olla, ma ei ole nagu väga hea selles mõttes soovitama, et Kosjamooriks ei sobi, ma saan aru. Ei, kosjamooriks ma kindlasti ei sobi. Kusjuures ma ei tea, kas tehakse kiirkohtinguid keskealistele ja vanematele. Ma tean, et kiirkohtinguid ja nad on järjest popimad, et 30-ndates aastates inimestele küll tehakse. Tõenäoliselt on see üks väga hea mõte või nii-öelda väga hea nišš, mida täita ja kaaluda, võtke endale see. Me juba mõtlesime ja ise, et peaks hakkama tegema rokkides sajani kohtingu õhtuid. Absoluutselt, sest mina mäletan, see oli tõesti vähemalt 30 aastat tagasi äkki, kui ju toimusid 50+ keskealiste tantsuõhtud ja ma siiamaani mäletan, kuidas minu ema hea sõbranna leidis sealt väga kena härrasmehe. Nad on tänapäevani õnnelikult koos. Just, ja ma saan aru, et ka Facebookis on selline kohtingu rakenduse või siis Facebooki kasutamine kohtingu rakendusena, aga ma ei saa öelda, et ma soovitan seda, sest et inimeste kogemused seal on nagu väga-väga erinevad. Aga palun tehke see kiirkohting ära. Selle võiks teha küll. Hakkame tegema. Britt ei taha nüüd ühtegi küsimust. Need on kõik sellised, mida sa julge küsida vist. Ei, sa selle juba küsisid, kas seksiisu kaob vanusega. Oli kirg kaob vanusega, kas seksiisu kaob vanusega? Ta võib mõnel kaduda, aga mitte tingimata sellepärast, et ma vananen, vaid siin on hästi palju jällegi neid erinevaid nüansse ja vahete vahel võib olla vastupidi, et mida Britt andis nüüd kõik küsimused. Jaa, seda julge küsida. Aga ma tahan seda öelda, et see on täiesti okei. Sest et vahel võib tekkida see tunne, et ühiskonnas, kus hästi palju räägitakse seksist ja kõik on nagu ülimega seksualiseeritud. Et kui mina olen näiteks inimene, kelle jaoks need teemad ongi privaatsemad ja nad kuuluvad ainult. Ja siin ongi samas see asi, et seks on korraga nii privaatne kui ka avalik asi.
ta on alati olnud nii privaatne kui ka avalik asi, aga on täiesti okei, et minu piir ka selle avalikkuse juures on palju-palju nii-öelda kitsamas kohas. Nii et sul ei ole mitte midagi viga, ma tahan seda lihtsalt öelda. Mul ei olegi viga. Minul lihtsalt ei ole probleemi sellest rääkida, aga ma ei räägi ka muidugi kõigile sellest, mida ma seal oma magamistoas teen. Pluss sellega on veel ka see asi, kusjuures kui minu käest väga sageli küsitakse mingeid isiklikke nippe näiteid, siis ja ma olen ka oma abikaasaga seda rääkinud või põrgatanud, minu jaoks on lihtsalt ka see teema, et selles küsimuses ma ei saa vastata ainult iseenda eest, et siin on teine inimene veel ja tema ei ole nüüd ja praegu just selles kontekstis sellele asjale saanud nõusolekut anda, et ma seda jagan. Ehk siis minu jaoks ei ole see mitte see, et ma häbi pärast ei jaga, vaid siin on teatav selline respekt oma partneri suhtes. Aitäh. Aga kuna sa ise mainisid ka, et sul on noorem mees, see jutt on siit juba täna läbi käinud, ühiskond ikkagi vaatab viltu sellele noorema mehe ja vanema naise suhtel. Ma ei tea, kui palju sinu mees sinust noorem on? Hakkad arvutama? Ei ole palju, 6 aastat. No mul on 7. See ei ole minu arust mingi vanuse, ma ei saa üldse aru, et me oleks eri Täna vanuses. Jah ei saa, aga siis kui me hakkasime kohtama, me siiamaani naerame, ma küsisin ta käest, et kas su vanemad teavad, et ma olen sust vanem? Siis ta vaatas mul nagu siukse nägu, et kui ma olen suur poiss juba, miks sa siukest asja küsid mu käest? No mina küsisin, et kuule, et kas sa ikka tead, et ma olen sinust vanem? Ta ütles, et tean küll, ma guugeldasin. aga miks on ikkagi nii, et see on nagu täiesti okei, on ju, et vanemal mehel on noorem naine, aga kui on vanemal naisel noorem mees, mul sõbrannal on 16 aastat noorem mees, no siis selle peale ikka vaadatakse nagu viltu. See, et on noor naine, vanem mees, see on kultuuriliselt olnud väga kaua aega normaalsus ja see käib siiani välja, Kroonikakaanel ja kus iganes, aga see, et on noorem mees ja vanem naine, see on ikkagi olnud sensatsioon, ma ei tea, mingisugused viimased aastakümned, mitte et seda varem ei oleks olnud, ka igasugustes kohtukroonikates ja nii edasi on ju näiteid küll, kus on vanalesknaisega abiellunud noorem mees, aga see ei ole olnud väga tavaline. Ja ka see, et naine, kes just kui ühiskonna silmis peaks olema seksuaalselt hääbuv, õudne väljend, kuidas ta nüüd äkki, see näitab jõustatust, see näitab jõustamist, see näitab ka mingitele piiridele nii-öelda vilistamist. Ja see, kui naine vilistab piiridele, mingitele tabudele, seda on ühiskonnas nähtud ohtlikuna. Sest et issand jumal, mis saab siis, kui naised otsustavadki, et nad on vabad tegema seda, mida nad tahavad. Kogemus ühe tuttavaga, kes siis lõpuks otsustas abielluda naisega, kes oli temast äkki 35 aastat vanem. Ühesõnaga väga suur vanuse vahe. Jah, vähemalt 30, see oli ikka drastiline. Ja neid näiteid on ju palju, kus naine valib endale meheks, praktiliselt oma pojaealise, eks ju, mehe. Ma olen ise mõelnud seda, et kust ma ise olen mõelnud, et huvitav, sest mul on 2 poega ja nendel on väga toredad sõbrad ja siis ma olen nagu ise lihtsalt mõtisklenud, see ei ole mingisugune fakt ega see, aga ma olen mõtisklenud just seda, et vaata naisel on see ema instinkt on väga tugev. Ja meestel ei ole seda isa instinkti, et kui mees on endast noorema naise, kes ta ei tunne ennast isana, aga et kas naisel, kui on ikkagi nii suur vanuse vahe, kus ta võiks vabalt olla su, eks ju, enda laps, ma ei tea, 18-aastane, eks ju, 17-aastane vahe, et kas seal ei ole need käärid, et naisel võib tekkida siuke emalik instinkt selle poisi suhtes, eriti kui tal on omal sama vanad lapsed, et ma olen lihtsalt mõtiskelen, kas ei või olla selline kiiks üldse. Ma arvan, et ta ei pruugi, aga siin, kui me räägime hästi, ma ei räägi endast, me räägime väga suurest vanuse vahest ja ma ei tea, me räägime näiteks ühest partnerist, kes on 20-ndates ja teisest, kes on 50-ndates, siin tekib lihtsalt võimudünaamika küsimus. Selles mõttes, et kas mõlema partneri elukogemus, analüüsivõime, kas nad on nagu selles mõttes võrdväärsed partnerid, et ühel partneril ei teki suuremat manipuleerimise võimalust,
see sama on ju, kui mehel on hästi palju noorem naine, eks ju. Et siin nagu tekib see küsimus, aga jah, ja samas, kui ma olen 40 ja minu partner on 70, see on jällegi teine asi, sest et 40-sena ma olen keskeas olev inimene, mul on küpsust, mul on elukogemust, et siin on hästi palju nüansse ja see jälle oleneb, eks ju. Ja lõppkokkuvõttes on see ikkagi iga inimese enda asi. Seda kindlasti jah, sest ma tean ka väga õnnelikke, kuigi see tuttav, kellest ma räägin, kelle on nii suur vanad, olid üliõnnelikud. Lihtsalt see algul oli väga ehmatav vaatepilt, sest seal oli väga selgelt see vanus vaja näha. Aga see, kui õnnelikud ja toredad nad koos olid, see, üsna varsti sa vaatasid sellest juba, see ei olnud enam teema. Et selles mõttes neid näiteid on õnneks väga positiivsed ja toredaid ja nagu sa ütled, see on iga ühe isiklik enda otsus ja valik. Nii, aga meil on veel küsimusi vestlusõhtult. Palju peab nädalas seksima? Ma olen mures, kas üks kord aastas on okei? Ja see on see sama asi, mis ma enne rääkisin sellest, et tegelikult see arv või sagedus ei ole, loe korra veel see küsimus, et kui palju peab? Palju peab nädalas seksima? Ma olen mures, kas üks kord aastas on okei? Kui sinule ja su partnerile... aastal, mitte alati on sulgudes. kui sulle ja su partnerile on see okei, siis on see okei ja ma ei saa sellest küsimusest teha järeldust, et inimesel on püsipartner, eks ju. No ei tea. Et see siin võib olla nii ja võib olla naa. Ainsad inimesed, kes ütlevad, kas see on okei või mitte, on need inimesed, kes koos seksivad. Mõnel on mitu korda nädalas okei, teisel on 2 korda kuus võib-olla okei. Absoluutselt. Ja kui suhtes on nagu see selline väga suur nii-öelda vastuolu, et üks tahaks palju sagedamini, teine palju harvemini ja kui ühe partneri jaoks seks on väga-väga oluline, siis ma ei taha öelda, et see on nüüd ebapopulaarne arvamus, tegelikult päris paljud seksoloogid räägivad sellest tänasel päeval järjest rohkem, aga ka seksi pärast on okei lahku minna. Aga siin on hästi oluline, et me vaataksime siia sisse, kas see on päriselt sellepärast, et ma tunnen tohutut igatsust, ma tunnen, et mul on tõesti isiklikult midagi väga puudu, see on minu jaoks oluline eneseväljenduse osa, partnersuhte osa või on see minu uskumus, et minu suhe ei ole piisavalt hea, sest näed, Kati ja Mati, nemad seksivad väidetavalt 2 korda nädalas. Või on seal suhtes mingi trauma, mingi solvumine, mingi haiget saamine, mis ühel osapoolele tihtilugu siis naisterahval takistab tegelikult tunda, et ta tahaks üldse koos olla. Ehk siis tegelikult ma mõtlesin, et siin ongi hea tuua sisse see, et pöörduda, eks ju kindlasti seksoloogi poole, oma ala spetsialisti poole, psühholoogi poole, ennem kui lahku minna, et võib-olla see on lihtsasti lahendatav mingisugune, eks ju, mõra, mis seal on tekkinud ja naised on ikkagi kõrvadega armastajad, nii et see haav võib väga põhjustada seda. Nii et. Ja üldse ma ütleks, et ma ei kuulu sellesse koolkonda, kes arvab, et tänapäeval minnakse jube kergekäeliselt lahku. Lahkumineku otsus ei ole kunagi kergekäeline. Me ei näe seda, mida inimeste minul on kommelda, et õnnelikku abielu keegi ei lahuta. Just. et ma soovitaks nii või teisiti pereterapeudi, baariterapeudi, baarinõustaja poole pöörduda, mis vahel sageli, mitte vahel, sageli, mis vahel küll kahjuks juhtub, on see, et üks partneritest on rääkinud aastaid, palun läheme nõustaja juurde. Siis ta on jõudnud sellesse kohta, et ta on täiesti tühi, ta enam ei taha, ta mõtleb, et mul on nüüd üks elu, kas see elu nüüd selline ongi, ja siis on see teine partner, kes ütleb, et aga lähme nõustaja juurde, aga ma olen sulle rääkinud, ma ei tea, 8 aastat, et lähme palun, et minul enam ei ole seda, eks. Okei, nii, viimane küsimus meie vestlusõhtu publiku seast. Kuivõrd peaks menopausis naine toetuma oma seksuaalse heaolu loomisel mehele või hoopis võtma ise vastutuse oma naudingute eest? Nii toredad küsimused. Teil on nii tore publik olnud. Meil oli väga tore publik. Meil oli väga äge vestlusõhtu. Jälle, seal oli sõna peaks. Just. Tee, mis tahad. Selles mõttes, et kui see on mees ja mõte mehest kui partnerist, mis sind erutab, mida sa tahad, mis sulle meeldiks, go for it.
ja kui see on sinu sooloseks, sinu enda nauding, üksinda, go for it, kumbki neist ei ole vähem seks, nad on lihtsalt erinevad. Jah, vestlusõhtul tuli ka see küsimus kuidagi seal, millele vist vastust keegi ei meie ega siis ka Liis Orav, kes me seal oli otseselt ei andnud, et kas vibraator asendab meest? Liis Orav vastas, mitte kunagi. Mitte kunagi vastas või? Okei. Vabalt võib. No näed, kaks täiesti erinevat arvus, väga äge. Selles mõttes, et see ju oleneb, eks ju, et mida see tähendab, kas ta asendab meest. Ükski ese ei asenda inimlikku lähedust, ükski ese ei asenda inimlikku puudutust, aga kui ma tahan lihtsalt kogeda orgasmi, siis see ei ole päris sama asi, nii et siin ta võib muidugi asendada, aga me ei pea nüüd kartma seda, et issand jumal, poed on vibraatorid täis, nüüd pole enam mehi vajagi. Inimene ei saa kunagi olema selline olend, kes ei vaja teise inimese lähedust. See lähedus ei ole alati erootiline, seksuaalne, see lähedus võib olla ka sõpruse poolt pakutud lähedus, teistsugust, aga platooniliste suhete poolt pakutud lähedus, aga seda nüüd me ei peaks küll kartma, et sellepärast, et meil on igasugust tehnoloogiat ja värki-särki, et inimlik kontakt kuhugi kaob või et inimesed ei vajagi enam üksteist. Inglise keeles öeldes never gonna happen. Absoluutselt nõus sinuga. Ükski mänguasi tegelikult ei asenda ikkagi seda inimest su kõrval. Jah. Nii, kuidas me selle nüüd täna siis kokku võtame? Siis me vaata, iga episoodi lõpus anname naistele ka siuksest 3 praktilist nõuannet. Nii, anname siis 3 praktilist nõuannet. Üks teemal, kuidas hoida või suhelda partneriga, ehk siis sekskommunikatsioon, siis miks on seks oluline, kuni ikka vanemas eas. Ja mis see kolmas oleks? Kuidas endas äratada uuesti üles see soov läheduse järgi, kui see on läinud eluvirvarri keskel täitsa kaduma? Nii, et võtame need 3 asja kokku. Nii, mis esimene küsimus oli? Kommunikatsioon. Jah, sekskommunikatsioon. Kui on miski, mis juba toimib, mis juba meeldib, mida võib-olla ei ole ka kaua kogenud, aga tahaks uuesti kogeda, siis võiks alustada sellest, mis on olnud tore, mis on olnud hea, mis juba on olemas ja ehitada või lisada sellele juurde see, millest ma puudust tunnen. Ja see puudust tundmine ei pea alati olema see, et ma tunnen puudust sellest ja teisest poosist, vaid see, et ma tunnen puudust sellest, et meil on kahekesi omaette olemise aeg, kus seks võib juhtuda, aga ta ei pea juhtuma. Ehk siis see on aeg, mis on meie intiimne aeg ja intiimne ruum, kus võib juhtuda ükskõik mida, aga kus ei ole survet, et midagi peaks konkreetselt seal olema, siis et see midagi on just nimelt seks. Aga jah, et alustada sellest, mis on toiminud, mis on hea, mis on olemas ja lisada sinna juurde see, mida ma igatsen. Ja ma igatsen ju seda selle inimesega, see on selles mõttes ju kompliment. Ma tahan midagi sinuga kogeda koos. Ja miks on seksuaalsus oluline? Siis ütleme ikkagi elu lõpuni. Sest ta on inimeseks olemise osa ja me ei peaks seda, nagu ma ütlesin, ületähtsustama, aga me ei peaks seda ka alatähtsustama. Ehk siis ta ei ole maailma kõige olulisem asi, ta ei ole suhte kõige olulisem asi, aga ta võib olla üliväga oluline ja kui ta on mulle miski, mis pakub naudingut, mida ma tahan inimeseks olemise kogemise juurde, siis juba see on piisav vastus, et miks ta on oluline. Ja ta annab hea enesetunde, sest just nimelt selles argipäevas, kus on nii palju teha ja ma ei viitsi, ma täna ei jaksa. Ja siis, kui sa siis selle ära teed nii öelda, siis on pärast nii hea tunne. Ja, sest et ja tuleb energiat ja särtsu. Just, absoluutselt. Mis see sinu viimane küsimus oli? Mida peab naine selleks siis, või mis sa soovid naistele, kes on kaotanud ära selle iseendaks olemise eluvirvarri keskel, et kuidas hakata siis looma neid võib-olla väikseid oma rituaale? Rituaal on selles mõttes üks hästi hea ja oluline sõna, et tänapäevases platvormi algoritmide maailmas meil on tegelikult muutunud kõik ühtseks vooks.
ühtseks massiks. Ka näiteks Spotify's, kui me kuulame muusikat, ta ei ole enam rituaal sellisena, et ma võtan kasseti, mul tuleb külmavärinad peale, ma panen selle kasseti sinna playerisse, ma isegi ei viitsi kerida edasi-tagasi, mis tähendab seda, et ma kuulan terve albumi ühe poole ja teise poole lõpuni, eks ju. Et meil on ära kadunud selline liminaalne ruum, antropoloogias nimetatakse seda liminal space, liminaalne ruum, see on üleminek ühelt tegevuselt teisele. Kui sa tuled ütleme niimoodi, teatrietendused tavaliselt algavad kell 7. Püüa teha niimoodi, kui sa oled inimene, kes käib teatris vahetevahel, püüa minna kodust läbi, püüa võtta need tööriided ära, vahetada riided, luua see üleminek ühelt tegevuselt teisele, et see teatris käik näiteks ei oleks lihtsalt selle kulgeva päeva mingi ühtne mass, vaid et sa lood erinevate tegevuste vahel ruumi, kus sa taipad, et seal oled see sina, seal on see üleminek. Kui sa, ma ei tea, oled kontoris, oled kodukontoris, teed endale sooja jooki, siis võtta, ja see ei ole suur asi tegelikult. Ta on suure tähtsusega asi, aga ta ei ole suur asi. Miks ma seda joogi näidet pidevalt toon? Sest et seda me teeme nii, vähemalt paljud meist. On ta tee, on ta kohv, on ta kakao, et sa teed seda teadlikult, sest et see enese juurde tagasi tulemine, ta vajab seda, et ma tulen oma kehasse tagasi. Aga see oma kehasse tagasi tulemine, ta kõlab nagu hästi abstraktselt kuidagi. Aga me oleme kehalised olendid. Inimesed on kehalised olendid. Me tajume, tunneme kehaga, meie närvisüsteem reageerib enne juba, kui me hakkame oma ajus mõtestama kõike seda, mida me nagu kogeme. Kui ma panen kõrvarõngaid kõrva, et ma tunnen, mis see on, mida ma endale kõrva panen, ma mõtlen võib-olla selle hetke peale, kust ma need kõrvarõngad sain, mida ma siis tundsin, et selliseid asju oma päevadesse järjest rohkem juurde tuua, mis eristaksid seda päeva masskulgemist ja muudaksid päeva ja kogemuse nii-öelda osadena kogetavateks kogemusteks, sest et kui meie jaoks, ja mis on üks oluline asi veel, ja mida tegelikult teeb meiega sotsiaalmeedia, on see, et kõik peaks olema justkui jube sündmus. Aga kui siin elus peaks kõik asjad olema justkui jube suur sündmus, siis lõpuks ei ole miski enam sündmus. Ehk me oskaksime ka eristada seda, millest me nagu ootame midagi suurt, millest me ei peagi midagi väga suurt ootama. Ilma asjata ei öelda sellist väljendit nagu argipäeva ilu. Elu suurim osa ongi argipäev tegelikult. Ja see ei tähenda seda, see argipäeva ilu ei tähenda seda jälle, et me peaksime igast argipäeva hetkes mingi jubeda sündmuse tegema, vaid et me päriselt oskame väärtustada ka seda, et kogu mu elu ümbritsebki argipäev. Ja mida ma veel soovitan? Hästi tänapäevane soovitus. Kui sa nüüd võtad hetke, võtad päeva, võib-olla isegi mitu päeva, lähed puhkama, ära tee sellest mitte ühtegi jäädvustust sotsiaalmeedias. Minu verekopp. Ära tee mitte ühtegi jäädvustust. Sa võid teha enda jaoks pilte, kui tahad, aga tee seda lihtsalt spontaanselt. Või veel parem, kui sul on mingi vana kaamera, võtta see kaasa. Sellepärast, et kui me ei lase oma kehal tunda seda, et me selles puhkuses lihtsalt oleme, vaid me jäädvustame seda selleks, et ka teistele näidata, siis meie närvisüsteem tegelikult ei tee vahet, kas see on töö või see on puhkus. Ehk siis see on selline kureeritud, presenteeritud tegevus ja siis me pärast imestame, et me oleme nagu puhkuselt tulnud, aga me ei ole tegelikult puhanud. Ehk siis see endasse tagasi tulemine ka selles mõttes, et ma teen neid asju ise enda jaoks nüüd ja praegu, mitte ma ei tee seda selleks, et presenteerida teistele, et ma seda teen. Ehk siis vastasel juhul muutub puhkamine ka soorituseks. Et kas me puhkame või me sooritame puhkust. Ja see ei tähenda seda, et me nüüd peaks jubedalt häbenema hakkama seda, et me tahame teistele jagada, mida me kogesime. Reisikirju on tehtud, ma ei tea, aastakümneid, eks ju, et see on ka inimlik kogemus. Aga asjadel on vahe. Suurepärane. Suur tänu, Kristina, sulle Pärnust siia Tallinnasse sõitmast. Meil oli väga tore, väga huvitav, Brit, ma loodan, et sul ei olnud väga piinlik? Ei, mul ei olnud üldse piinlik. Mul on teiega suurim rõõm olnud nendel teemadel rääkida, sest ma usun, et see on väga vajalik, sest et seksuaalsuhe
isegi kui sa oled häbelik inimene nagu mina, siis see kuulubki kahe inimese vahele, see ei tohi olla ei häbiasi ega tabuasi. Et lihtsalt, kui sa ei ole valmis sellest teistega jagama, aga vahel on vaja ka minna spetsialisti jutule, et luua oma suhtesse siis tõesti kvaliteeti või kui see on kaduma läinud. Nii et selles mõttes ma olen väga päri, et me sellest räägime. Lihtsalt, ma olen lihtsalt selline, aga ma tõesti soovin, et mitte kellegi jaoks ei oleks suhtes seksuaalsus häbi ega tabu. Et see oleks kahe inimese vaheline kõige ilusam, helgem, õnnelikum hetk, mida nad siis loovad läbi oma elu. Nii et minu jaoks see on üli ilus asi. Ja nii palju ma teile paatan. Minu jaoks ta on kõige täiuslikum asi üldse. Imeline. Ja et ei oleks omavahel ebamugav nendest teemadest rääkida. Just. Nii et suur aitäh, Kristina, sa tõesti nii hästi ja nii avatult ja toredasti rääkisid sellest, et ma loodan, paljud kuulajad ja vaatavad, sa nii palju julgustust ja rõõmu. Ma soovitan ka raamatut. Jah. Kas seda veel poodides on, ma ei teagi. Ma ei tea. Aga see uus raamat kindlasti on. Aga Helios kirjastuse kodulehelt minu meelest täitsa saab seda. Ja sekspositiivseks on vist ka su Instagrami konto, on ju? Sekspositiiv on jah Instagrami konto, aga viimasel ajal on seal hästi palju just inimeseks olemisest, aeglustamisest, erinevate tunnete tundmisest. Inimesed küsivad, et kas sa enam seksist ei räägigi, aga tegelikult see on ka seksuaalsusest rääkimine. Aga aitäh kutsumast, oli vahva. Suurepärane. Aitäh.